Tere tulemast taas kõigile kuulama ja vaatama saadet Epitsentris. Oleme uue hooajaga taas teie ees, et arutleda oluliste teemade üle ühiskonnas nii omavahel kui koos saatekülalistega. Täpselt nii. Täna vaatame otsa mitmele probleemile, mille ees meie väike riik ja rahvas seisab. Esmalt räägime demograafiast, sest paistab ette katastroofiline olukord, milles Eesti rahvas demograafiliselt on, meie valitsejatele küll korda ei lähe. Seejärel räägime õigusriigi teemadel ja küsime muulgas seda, kas endise politseijuhi Elmar Vaheri korruptsioonikuriteos õigeks mõistmine oli nüüd see õlekõrs, mis murdis kaameli selgroo. Ehk nüüd sai justkui paljudele selgeks, et prokuratuur, Kaitsepolitseiamet vajavad tsiviilkontrolli, millest ka meie oleme siin üksjagu rääkinud. Õigusriigi ja õiguskaitseasutuste teemal seejärel ka jätkame. Stuudiosse tuleb jurist ja endine juhtiv riigiprokurör Margus Kurm. Ja ma ütlen ausalt, ma olin täiesti šokeeritud. Tegevus, mida nad olid kahtlustusse kuriteoda nagu kirjeldatud, ei ole kuritegu. Kui me lähemegi sellise nii-öelda innovatiivset tõlgendust kohtusse nagu katsetama, siis minu hinnangul ongi see, mida ei tohi teha, eks ju. Ja muidugi on meil teile ka väike palve. Palun aita meie saatel levida. Just nii. Telli meie kanal, märgi saade meeldivaks ja jaga seda sotsiaalmeedias oma sõpradega. Aga läheme siis teile ja võtame tänased teemad siis taas ette. Ilmselt ei tule ühelegi inimesele, kes aeg-ajalt uudiseid sirvib, enam üllatusena, et demograafia on muutunud globaalseks peavaluks, et selliseks peavaluks, kus ibumetiina paratsetamool paraku ei aita. See on trend, mis tabab riike vaikselt, aga kindlalt justkui selline aeglane tsunami, algul selline märkamatu lainetus ja lõpuks uhub minema terved põlvkonnad. Vaata, siin ohtlik jutt, et siin Elon Muskid ja teised paremäärmuslasteks nimetatud kogu aeg X-is räägivad, et kuule, et suur probleem on. Ja siis kõik arvavad, et nemad on paremäärmuslased, et kuule, demograafiast räägid, paremäärmuslane. Aga paneme siis mõned faktid ritta, millele saab kinnitust otsida nii-öelda laiatarbemeediast, et mis ei tule kust nišist on. Võtame näiteks Hiina, riigi, kus veel põhimõtteliselt eile kehtis range ühe lapse poliitika, et rahvastiku kontrolli all hoida. Nüüd, kui see poliitika on prügikasti visatud ja asendatud lausa 3 lapse et saage 3 last, see ka julgustamine on sündimus langenud siiski rekordmadalale. Räägime Hiinast. Rahvaarv kahaneb juba 4. aastat järjest, abielusid sõlmitakse üha vähem ja laste saamist lükatakse teadmata ajaks edasi, sest karjääri on vaja teha, kinnisvara on vaja osta, elukallidus on kõrge ja see on olulisem kui beebikisa, millega sa siis lapsi seostad ikkagi siukse negatiivse asjaga. Ehk siis irooniline tegelikult... Ei tea, kas on negatiivne. Ma ei tea, paljud ütlevad, issand, kellele seda lastekisa vaja on. Aga tegelikult on irooniline see, et kui nii mõelda, et riik, mis kunagi kartis, et neid saab olema liiga palju, on nüüd sellises olukorras, et ta peab muretsema, et meid on liiga vähe. Nii Hiina, meie jaoks tundub võib-olla liiga kauge, tuleme lähemale, võtame Soome. Soomes meie naabrid ei ole sugugi paremas olukorras. Seal on suur probleem vananemisega ja riiki räsib ka laste puudus. Tooksin eraldi välja 2 tehtud järeldust. Esiteks, kui sisseränne ei püsi praegusel tasemel, siis väheneb Soome tööealine elanikkond kiiresti ja teiseks, sündimuse langus on püsiv probleem isegi siis, kui sisseränne püsib kõrge. Muidugi jah, ja vist suurem osa maailma riike on sellises olukorras või? Ma ei tea, me teame Koreas, eks ole. Nii, aga olen ise rääkinud Lõuna-Korea noorega, kes ütles, et olukord riigis on nii kehv, et ta ei taha saada lapsi. Elu on kallis, et see on läinud nii keeruliseks, vaata. Kinnisvara vist ei saa. Kinnisvara ei saa. Vaata, seal ongi probleem, et kunagi said 1 palgaga, said terve pere ära elada, nüüd isegi 2 palgast ei piisa, et lapsi saada. Sest elatustase on kõrge, kinnisvara on kallis ja nii edasi. Ülemaailmne probleem. Ehk siis tegelikult on ka Euroopa Liidus probleem on suur. Alates 2020. aastast on kogu liidu rahvaarv periooditi olnud languses, kuigi viimastel aastatel on positiivne netoränne, sealhulgas Ukraina pagulased seda natukene maskeerinud, aga loomulik iive on negatiivne juba aastaid. Rohkem surmasid kui sünde.
ja mis kõige kummalisem, suuremat plaani või kriisireaktsiooni tegelikult ju ei paista. Pigem tehakse nägu, et probleemist rääkimine on ise probleem. kuule, see on jah huvitav, et ma kuulake neid von der Leyeni kõnesid. Kuulake, mis juttu seal aetakse. Seal aetakse mingisugust, viimati ta rääkis mingisugusest AI-st, et võib-olla see ongi mingisugune kava AI-ga siis ära lahendada inimene või ühesõnaga siis kliimaprobleem ja mis tal kõik on, et kliima on kõige tähtsam, eks ole. Ei kuule küll niisugust juttu, et kuule, meil on rahvastikuprobleem. Immigratsiooni negatiivselt tagasi ka samas rääkida ei tohi. Aga vaata, siin ongi võib-olla see asi, millele kogu aeg keskendutakse, et see, et maailmas on rahvaarv rekord kõrge. See on see, millele keskendutakse. Oi, meil on uus rekord. Aga võt, kas enam on? Me võime võtta seal veel on. Worldometer ja mis need on, need mingisugused kellakesed tiksuvad kuskil internetis ja kogu aeg on rahvast tuleb nagu juurde seal, aga tegelik andmeid nad enam ei kajasta. No samas, kui sa vaatad, et Aafrikas Sahara tagustes riikides nagu Nigeeria, Tšaad või Somaalia ongi sündimus kõrge, seal ei ole sellisest asjast nagu demograafiline kriis, ma arvan, et ei ole kuuldudki. Et praegult. Ja sealt lähtub ka suur osa immigratsioonist Euroopassegi näiteks. Aga nüüd jõuame siis sealt kaugelt tagasi ringiga meie väiksesse armsasse Eestisse, kus tegelikult olukord on selline, ma ütleks, et vürtsikas. Statistikaameti esialgsetel andmetel elas 1. jaanuaril 2026 Eestis 1 362 954 inimest, see on 7041 inimest vähem kui aastataguse ajaga võrrelda. Sündis vaid 9092 last. Teist aastat järjest siis alla 10 000 lapse, mis on ajalooline miinimum. Suri aga üle 15 000 inimesed, siis loomulik iive on miinuses üle 6300 inimese. Ja isegi rändesaldo pöördus negatiivseks, rohkem lahkus kui tuli. See pole lihtsalt enam langus, see on, ma ütleks, et kiire kahanemine. Aga me jõuame siis probleemini, et kus on ühiskondlik ärkamine? No jah, häirekellad löövad nagu. No ma ei tea, mina tahakski küsida, et kus on see tuluke peas, mis peaks tegelikult praeguses olukorras põlema minema. Aga selle asemel sirvime meediat, kus pea iga teine lugu emaduses kõlab nagu hoiatusjutt. Keha läheb vormist välja, karjäär jääb seisma, unest võib vaid unistada, raha kulub rohkem, tööandja ei oota tagasi, sellised nagu negatiivse kuvandiga lood on. Ja noore naisena sa siis loed neid ja mõtled, kas ma ikka tahan endale sellist elu, et niikuinii on olukord, ma ei tea, Eestis või maailmas ebastabiilne, aga kui need uudised nagu rõhutavad seda, kui ebastabiilseks või ütleme ebastabiilsemaks see veel võib muutuda, siis sa mõtled, et kas mul on seda ikka vaja? Kuidas see mõjutab või kuidas sa arvad, et see mõjutab? Selles mõttes, et minul on raske seda kommenteerida. Aga läheme natukene veel edasi ja siis arutame veel, et minu mure on veel seal juures, et tegelikult kui ma loen meediat, ei ole seda tasakaalustavat poolt, et laps ka tegelikult annab sulle midagi ja ma ei räägi seda, et sa annab panuse ühiskonda, et eestlane välja ei sureks, vaid et ta tegelikult lapse saamine annab sulle ka midagi. Jah, ma ei eita, meil on endal ka 3 last, me ju mäletame gaasivalud, hambavalud, haigused, kuidas see logistika toimib, kui laps on haige, ise peab tööle minema, ongi keeruline. Aga siis sa mõtled selle peale, ma olen ise teinud neid reels, et pikk päev tööl, endal on tuju paha, tuled uksest sisse, üks väike pädalik jookseb sulle vastu, lihtsalt emme, issi ja lihtsalt teeb sulle suure kalli ja tegelikult nagu tasakaalustab ära selle, et kui sul on mingi keerulisem periood elus olnud, ehk tegelikult sellist, ütleme, positiivset on lapse saamise juures täpselt sama palju, aga neid tegelikult ei rõhutata. Et lapsed ei ole karistus. See on see nagu, mida sa, mõtlen, mis mulle jääb, et justkui lapsed on, sellisest meediakajast, et lapsed on karistus, lapsed... No ma tahaks öelda, et on karistus, et laps on nagu... Koorem, jah. Koorem sulle, eks ole. Ja see on, aga mina tahakski nagu öelda, et tõsi... Ta ei ole ju... läbi aegad on olnud ju keerulised perioodid, naised ja pered on ikkagi ju lapsi saanud ja mina tahakski öelda, muidugi vanemaks saamine ei ole kerge, vanemaks olemine ei ole kerge, aga see ei ole ka selline hädaorg. Ja muidugi ei ole ja mina tahakski öelda, et lapsed ei ole koorem, lapsed on tegelikult ju rõõm, et see on nagu see, mida siis nagu sa õigesti ütled, tasakaalustuseks võiks nagu välja tuua. Aga läheme siit veel samm edasi, sest tõeline pärl tuleb hiljutisest ERR-i uudisest, madal sündivus on lasteaiakohtade saadavusele mõjunud positiivselt. Jah,
kuulsite õigesti, loetasid pealkirjast õigesti, vähem lapsi tähendab, et lõpuks ometi pole järjekordi lasteaedades. Väga hea pealkiri. Just demograafiline kollaps oleks parim viis lahendada lasteaiakohtade probleemi. Kuule, see lõpuks ju ei pea, see lahendab ise ära ju, mis vaata lasteaia kohatasudest siin räägiti ja nüüd vist Tallinna linnavõim siin kaotab need ära ka, aga kuule, natuke oodata, siis lõpuks lahendab see probleem ka iseenesest ära. Eelarvesse jääb rohkem raha juurde, aga võtsin kätte, mõtlesin natukene ja pakun veel paar head pealkirja ja loo ideed ajakirjanikele tulevikuks. Madal sündivus leevendab liiklusummikuid, rohkem parkimiskohti kõigile. Ja, vaata meil lasteaia juures väga suur probleem parkimiskohad, et kui oleks vähem lapsi, mõtle, kui hea oleks, et hommikul kedagi ei ole. Võib-olla kui me saaks 5. lapse või 6. lapse, siis võib-olla selleks ajaks oleks probleem lahenenud. Kulub tuul parklas ja üksi viitsis. Aga veel on mul üks hea pealkiri. Rahvastiku kahanemine parandab keskkonda, vähem CO2 jalajälge. No aga see on otseselt sellega seotud seda ju, et kliimaalarmistid, aktivistid ju tegelikult, kui nad otse seda ei ütle, siis nad kaude kogu aeg sellest tegelikult ju räägivad. Ei, tegelikult see nii on. Tegelikult, kui tuleme nüüd sellest nalja olukorrast tõsisema jutu juurde tagasi, siis mina mäletan seda, et kui vanem laps umbes 15 aastat tagasi läks lasteaeda, meil kõik 3 last on käinud samas lasteaias, siis ma mäletan, et hoovi peale ehitati moodulmaju, sest lapsed mahtunud põhimai ära. Jah, oli nii. Kui teine laps läks lasteaeda, ma ei tea, 5 aastat hiljem, siis ilusad moodulmajad olid muidu ju. Nii, kõik oli väga hästi, aga ühesõnaga 5 aastat hiljem järjest hakati neid moodulmaju üles võtma ja kui me täna vaatame, siis tegelikult on, ma ei tea, isegi ruumi lasteaias rohkem ja kui ma mõtlen, et olid üle 22 lapse rühmas, nüüd on 17. Ja. Et ma ei oska nüüd öelda, kas see laste arv seal rühmas on nüüd laste, sündide vähenemisega seos, aga fakt on see, et rühma... Ei, kindlasti on. Ei, aga seal on ka minu eest vähemasti üks rühm vähem, et ühesõnaga, aga kui me ühel hetkel enam neid lasteaidu vaja, et mis me siis teeme, et paneme sinna vanadekodud või? Aga eks need vanadekodud jäävad ka ju lõpuks tühjaks, sest meil ei ole inimesi. Ehk tõepoolest lühidalt. Need inimesed kipuvad. Jah, ka ühel hetkel ju kahjuks. Ehk siis lühidalt, madal sündimus on globaalne nähtus tõepoolest. Aga nagu me oleme siin varem ka rääkinud, siis Eestis on see eriti terav ja kiire. Ja kõige iroonilisem on siis see, et me ikka veel teeme nalja asjade üle, mis tegelikult meie tulevikku kujundavad. Et võib-olla peaksime lõpuks tunnistama, et see pole naljakas. Või vähemalt mitte nii naljakas, et lasteaia kohtade kadumine on positiivne mõju. Vot, siin umbes aasta tagasi samas saates rääkisime Eido Vitsuriga ja tõime muuhulgas välja tõsiasja, et jaapanlased on välja arvutanud, millal nad tänase sündimuse jätkudes välja surevad. Jaapanlasi on 120 miljonit. No eestlasi on, nagu sa enne ütlesid, eestlasi on vähem, aga 1,3 on Eesti elanikke, siis ütleme siis, Jaapani sündimuskordaja on seal umbes 1,15. Eesti oma on sisuliselt sama. Ja nende puhul siis, ehk siis Jaapani puhul arvutas üks professor välja, et viimane alla 14-aastane jaapanlane elab seal aastal 2720. Ehk siis neil on veel aega selle tempo juures toimetada, mis ta on siis, 600, 700 aastat. Nii. Nüüd meie puhul tõi mingi sarnase perspektiivi välja majandusteadlane ja praegune Bigbanki peaökonomist Raul Eamets. Tema ütleb, et Eestil on 5 aastat, et rahvastiku kahanemine ümber pöörata. Eametsal on siin tegelikult väga konkreetne sõnum selle pealkirja taga ja ma tsiteerin. Meil on praegu väga lühike võimaluste aken ja me peaksime seda maksimaalselt ära kasutama. 5 aasta pärast, veel hullem 10 aasta pärast, kui me ärkame, on juba lootusetult hilja. Niimoodi hoiatas siis Eamets. Seejärel jõuab fertiilsesse ikka väga väikesarvuline niinimetatud nullindate põlvkond, mis Eametsa hinnangul tähendab, et potentsiaalseid emasid on poole vähem. Muuhulgas küsib Eamets, kui meil ei ole noormehi, keda saata kaitseväkke, siis kellele me neid relvi ostame ja valmistame? Väga õige küsimus, kuna me suure osa oma tänasest ressursist ja ka juurde laenatud ressurssidest paneme kaitsesse. Et see küsimus on aktuaalne ainuüksi seetõttu, et meil on olemas valik, kas me äkki võiks tahta samade ressurssidega püüda tõsta Eesti iivet.
aga kui me kohe midagi ei tee, siis on ju selge, et me ei jää ainult selle küsimuse juurde, et lasteaiakohtadest rääkisime ja näeme, kellele neid lasteaiakohti siis ikka enam vaja on, kui laps enam juurde ei sünni või koolikohti. Või mis haiglate ehitamisest meil on mõtet rääkida enam, et nagu ma ütlesin, lasteaiad võib ajutiselt vanade koduks teha, siis saame need lõpuks ikka maha jätta. Ehk kokkuvõttes on küsimus pigem see, et kellele me seda riiku hoiame, kui meid endid enam ühel hetkel ei ole. Ja selles mõttes valitsejate loogika siin selle kaitsekulude tõstmise juures muuhulgas ma olen ka kuulnud, on see, et siis on hea turvaline. Ja kui on hea turvaline, et siis inimestel on kuidagi ka laste saamine, ütleme paremini edasi. Aga see sõnum vist ainuüksi ei piisa või vähemalt inimesteni see iseenesest ei jõua. Aga see on õige küsimus, aga milleks või kellele see riik? Kes seda riiki siis peab, kui mitte meie enda lapsed enam? Ehk siis küsimus nüüd ongi, et mida siis teha? Eamets pakub välja, et olukorra parandamiseks tuleb inimesed linnadest välja aidata, sest majandusgeograafia uuringute järgi on sündimus suurem väljaspool suuri keskusi. Tsiteerin teda. Kui surume inimesed kõik linna kitsastesse kortermajadesse kokku, siis seal ongi sündimus alati madalam. Ehk siis igaüks võib sellest mõttest arvata seda, teist või kolmandat, aga siin on vähemalt inimene, kes mõtiskeb selle kõige üle. Ma arvan, tal mingi loogika seal on, aga see ruumipuudus pigem peegeldub, siis või linnas ka, eks ole, kui sul on kitsad tingimused, elad kahetoolises korteris, palju sa sinna lapsi tegelikult enda ellu tood, eks ole. Ei too ju palju, Et kui sul ei ole võimalus laiendada oma elamispinda, selle mõttes on ju loogiline. Või see sama, millest me siis aasta tagasi rääkisime Vitsuriga, kui tema ja Indrek Neivelt oli teinud ettepaneku laste saamist ja kasvatamist näiteks keskmise palga ulatuses tasustama hakata. Ehk siis emad võiksid seda tasu siis saada. Millised need parimad mõtted on, me ei tea, aga ilmselt ilma ressurssidega panustamata ei saa midagi teha. Aga küsimus on selles, et kas me tegelikult tahamegi üldse midagi teha. Mulle küll tundub, et arvestades meie praeguste valitsejate suhtelist ükskõiksust selle küsimuse vastu, ei ole meil plaanis mitte midagi. Endiselt räägitakse palju põhjustest, et miks ikkagi laps ei sünni, et on ühiskondlik ebakindlus, on Ukraina sõda, maailm on kuri, nii edasi. Nõus, aga see ei ole ju mingi lahendus meie vaatest, et me näeme numbreid, aga ütleme endale, et me ei saa midagi teha, et püüda seda muuta, me kogu aeg, ma ütlen, see on sama, et peidan pea liiva alla, vaatan, kas pall läheb minust mööda. Siis ikkagi lipsab sinna ka see, et kuulge, me ei saa ju hakata lapsi ostma, et teenuseid on vaja laste vanematele. Mis teenustest on räägivad, ma ei ole sellest aru saanud. Lasteaiakohtadest või? Mis teenuseid meil vaja on? Meditsiiniteenused või selles mõttes, et hea küll, need süsteemid on olemas, paneme parem tööl, mis iga, aga mis teenustest te räägite? Seda näitavad arvukad uuringud maailmas, et eelkõige on vaja finantsilist kindlustunnet ja elukohta. Kui me rääkisime siin, ma ei tea, Korea näitest või või siis rääkisime Hiina näitel, et elukoha ja kinnisvara soetamine on kallis, siis on võib-olla see koht, kus peaks, ma ei tea, riik siis mõtlema, Eestis on täpselt sama probleem, absoluutselt. Et kui meil on siis need kinnisvara hinnad röögatud, valitsus tühistab maksuleevendused kinnisvara soetamisel intresside pealt näiteks, tühistab maksuvabastuse laste pealt, siis millest me räägime? Ehk tegelikult küsimus on siis ühiskonnas see, et kas me oleme valmis seda ühiskondlikku ressurssi selliselt ümber suunama, et adresseerida seda küsimust või paneme nii ikka edasi, nagu me oleme seni pannud. Kui me räägime sellest, et öeldakse, et meil on vaja ühiskondlikku stabiilsust, see sama, et tõstame peretoetusi, siis jälle langetame, siis teeme automaksu, siis ikka anname peredele mingi maksusoodustuse. Kogu see ebastabiilsus tegelikult, ütleme ka meie riigi valitsejate poolt loodud, ütleme, selles maksukeskkonnas. Tegelikult sa täna ei tea, mis homme tõuseb. Ja kogu see nii-öelda hüplemine siis pärast seda, et teeme nii või teistpidi, on konjunktuurne. Ehk siis tundub enne valimisi, et äkki me sealt saame mingid hääled ikkagi endale tagasi, kui me teeme lastega peredele maksusoodustuse. See kõik ei ole printsipiaalne lähenemine. Vaat sellist printsipiaalset lähenemist see küsimus kuidagi ei tekita. Ja miks ta ei tekita, see küsimus, kas ta on selline küsimus, mis on alati homme päevakorras? Ma ütlen ausalt, ma ei tea. Mulle tundub, et see rahvastiku teema kuidagi läheb inimestest praegult kõikide muude teemadega seoses lihtsalt kõrvale. Aga on üks asi veel, mille ma tahaks välja tuua selle sama teema juures. Ja see on see, et tegelikult rahast üksi ei piisa.
laste, ütleme, kui me tahame, et lapsi sünniks rohkem, siis tõepoolest rahast üksi ei piisa. Minu arust peaks ühiskond, kes lapsi ja perekonda väärtustab, seda kuidagi sõnumites selgemalt edastama või välja ütlema. Naisena ma ütleksin, et ei meeldi mulle üldse see, et laste saamise või ütleme, see demograafia probleem pannakse just kui naise õlale või naiste õlule. Naised ei saa lapsi üksi. Neil on vaja selleks partnerit. Aga siis tehakse küsitlus, et miks see naine pole veel last saanud. Mul on mitu last, aga mul kohe tõuseb nagu ihukarvad tõusevad turri, kui ma mõtlen, et jälle siuke küsimus on planeeritud naistele. Et mis mõttes nagu? Et seda lähenemist tegelikult tuleks ja peaks muutma, sest see loob suhtumine, et laste üles kasvatamine on siis ka justkui ainult naiste õlul. Aga sellist üksikemaks jäämist tegelikult väga mitmed naised tegelikult just kardavadki. Me ju ka meediast loeme tabloid ajakirjandusest, ükskõik kas Eesti või välismaa, tegelikult tänapäeval on sul lapsed või sul ei ole lapsi, lahkuminek on ikkagi väga lihtne. Ei pingutata. Ma mõtlen oma, ütleme, vanemate põlvkonna peale või oma vanemate peale, kuidas pingutati isegi läbi, ma ei tea, probleemide ikkagi pere lõpuks kokku, võib-olla tänapäeval nad ei oleks olnud nii lihtsalt koos. Ehk siis küsimus ei ole laste saamise puhul ainult naises, vaid ka mehi tuleks seoses sellega käsitleda. Miks mees last ei saa? Jah. Teiseks aga saaks riik rohkem esile tõsta seda, et lapsed on just need, kes tulevikus seda ühiskonda kannavad. See on ka siuke triki, et vaata, et mina ei tahaks lapsi saada sellepärast, et umbes ühiskond ootab, et ma tahaks enda pärast lapsi saada, aga ma saan ka sellest, ütleme, punktist aru, et lapsed on see, kes seda ühiskonda nii-öelda edasi kannavad. Ehk siis ma ei pea silmas seda, et riik peaks mingeid sünnitamise mainekampaaniad hakkama korraldama, jumal hoidku selle eest, aga tegelikult on täiesti võimalik oma sõnumitega rõhutada järelkasvu väärtustamist, ma ei tea, president oma kõnes, peaminister oma kõnes ja nii edasi, ja teha seda järjepidevalt. Jah, siis see sõnum kinnistubki, aga praegusel hetkel mulle ka tundub, et ma ei tea, kas kuskil emadepäeva mingil üritusel äkki president midagi ütleb, aga peaministri sõnumitest näiteks ma ei ole kuulnud. Peaminister ütleb, et temal on 3 last, ta saab aru, et see on hea, et automaks, see on hea, et tal on 3 last ja mul on väga hea meel selle üle, eks ole, ja tublid lapsed kindlasti kõik on ju ja automaksud ja asjad, aga see küsitakse talt ikkagi, siis sõnum hakkab jälle see, et meil on juba on kõrged lapsetoetused siin võrreldes teiste riikidega, ilma selleta, et justkui mööndakse, et võib-olla on siin mingi probleem ja ta saab palka tegelikult selle eest, eks ole, tema on ju Eesti riik, Eesti ühiskond on panta sinna etteotsa, eks ole, selle tõttu, et ta mõtleks sellistele küsimustele, et nagu me siin võime tõdeda, siis ja oleme ennegi tõdenud, on see, et meie sinuga tegelikult ei pea mõtlema sellele küsimustele, see meie palga sisse ei käi, eks ole, kas Eesti riik tulevikus kestab või mitte. Tema peab nagu põhiseaduslikkusest lähtusest sellele nagu mõtlema, selle eest hoolitsema ja siis hakata rääkima midagi, et teenuseid on vaja või seda või teist ja mis asja, et lapsetoetused on juba kõrged, et ilma probleemile nagu tähelepanu juhtimata, et see tegelikult peaks küll talle palga sisse sellisel juhul käima, aga ja ma olen nõus, ma olen täiesti nõus, järjepidevalt tuleks seda siis sellisel juhul teha, kui see soov ka tegelikult siiralt on. Ja lisaks sellele, ütleme, järjepideval, ütleme, sõnades kinnitamist peaksid sellele järgnema ka tegelikult konkreetsed poliitilised sammud. Et sõnadest ainult ei piisa, sul on vaja samme. Aga seda kõike saab teha muidugi siis, kui ühiskonnana üldse arvatakse, et eestlase välja suremine on probleem, et me jõuame sinna oma jutu algusesse tagasi. Sest kui me ei arva, et see on probleem, võime edasi toimetada nii, nagu me seni toimetanud oleme. Aga eks see küsimus siis ole, et ehkki sellest räägitakse, meiegi räägime, me oleme terved, ma ei tea, päris pikalt siin juba sellest ka täna rääkinud, siis on see poliitilises plaanis endiselt nii nimetatud tulevikuprobleem ja jääbki selleks, kuni eestlasi enam üldse ei ole. Ehk valimiste peateemaks on sel teemal väga keeruline jõuda. Jah, tõepoolest, nii ta kipub olema, eks me oleme ka mõelnud siin, et ilmselt kas järgmiste valimiste peateemaks siis see võiks olla või ma mäletan siin eelmine aasta, kui me rääkisime Heido Vitsuriga, siis tema ka lootis seda, aga paraku vist see valimiste peateemana siiski kõne alla ei tule, sest valimiste peateemad on ikkagi sellised, mis polariseerivad, see niimoodi või polariseeri, et saaks selle üle üldse vaielda, et kõik noogutavad kaasa, valija kehitab õlgu selle peale ja nii ta jääb. Aga jah, lähme siis siit edasi nüüd hoopis teisele teemale. Räägime õigusriigi arengutest.
no räägime siis natukene õigusriigi olukorrast taas ja seekord siis saame seda teha selle niinimetatud politseijuhtide korruptsiooni uurimise asjas, mis siis lõppes Elmar Vaheri, Erik Heldna ja Aivar Alavere õigeks mõistmisega Riigikohtus. Mis ma alguseks tahaks öelda ära, et ehk see nüüd otseselt ei puuduta nüüd seda õigusriigi küsimust, siis ma ikkagi pean selle ära märkima, et olla aus kõigi suhtes, et ütlen ausalt, tunnistan, Elmar Vaher ei ole minu silmis sümpaatne inimene. Ma saan aru, et võib-olla paljudel on, endine politseijuht, näeb kena välja kõik niimoodi, vist, ma arvan, et selline mehelik ja nii edasi. Kas tahtad, ma ütlen, et ta näeb kena välja? Ja ma tahtsingi, et sina ütleks, et sellepärast muidu mul on imelik, jah. Nii et sellega, tegelikult ma kardan, et nüüd seda välja tuues siin, me oleme natuke kõrvalrajal, sest et ma ei ole kuskilt kommentaaridest kuulnud, et sellest, mida ma kohe siis välja toon, räägitakse, eks ole, et minu jaoks on küsimus selles, et tema oli politseijuht 5 aastat tagasi. Ja 5 aastat tagasi oli meil Eestis selline idiootne aeg, kus rakendati kõige haiemaid koroonapiiranguid. Ja vot Vaher oli see mees, kes lasi politseist lahti 10 politseinikke, kes ei soovinud end vaktsineerida. Vot nõnda rikkus ta ise räigelt inimeste vabadust langetada oma terviseotsuseid, siis suvalised asjad, mis meenuvad. Politsei käis temal kambakesi seal samal ajal siis mingit kalamaja kohvikut valvamas, sest kujutate ette, seal müüdi vaktsineerimata külastajatele saiakesi. Ja vaadake seda pilti, täiesti ajuvaba, et mitu bussitäit politseinikke valvab, et keegi kohvikusse ei saaks. Mõtte Vaher ise kommenteeris seda olukorda seal toona nii, et kui üks ettevõtja tuleb riiki kiusamise all pidas ta siis silmas, et ta keeldus küsimast neid niinimetatud vaktsiinipasse, peab riik end kehtestama, vot palju õnne. Et ma vabandan, Elmar Vaheri nime kuulen, siis mulle tuleb kõik see kahjuks meelde ja ma ei saa siiralt temale isiklikult kaasa elada, aga ma ei räägi seda kõike sellepärast, et ma parastada kuidagi moodi tahaksin, sest et ma ei pea üldse selle tema suhtes nagu sõbralikult meelestatud olema, et aru saada, et õiguslikult on täielik käkk tehtud temaga seoses selle kohtuasja menetlemisel. Et see on see point tegelikult, miks ma selle kõik enda sellise mõttekäigus välja tõin, eks ole. Et peaküsimus on selles, et kuidas siis meie õiguskaitseasutus käituvad. Et kas prokuratuur peab või tohib minna kohtusse, nad saavad, eks ole, aga kas nad tohiksid minna kohtusse, nagu nad ise selgitavad, mingisuguse õigusrahu saamiseks, mingisuguses küsimuses, kus ma arvan, et enamik jurist, aga ma usun, tavainimesi vaatab peale, et loeb ka seadust ja niimoodi, et kuulge, jamata siin. Siis käiakse 3 kohtuastet läbi, eks ole, siis ühesõnaga krimmasja nagu tundub, et ei ole, siis ruineeritakse inimest, ma ei tea, ei tundu üldse nagu normaalne olukord. Ei ole ju normaalne, eks ole. Mina tahan siin öelda, et vaata, et kui ma nüüd näen kuskil uudist, mis räägib prokuratuurist, vaadatakse, kahtlustatakse seda, uuritakse seda, siis mul on väga raske neid tõsiselt võtta. Nad on ju ise süüdi selles olukorras, see ongi see, mis nad on ise süüdi, eks ole. Et ma mõtlen seda, et vaata see, miks see juhtum tegelikult nii laialdaks, üks küsimus on see, et tegelikult sõltumata sellest, mida mina tästä arvan, on Elmar Vaheri renomee Eesti ühiskonnas väga hea, endine politseijuht ja nii edasi. Ma olen nõus täiesti sellega, seda aktsepteerin, eks ole, ja nii edasi. Et see on nagu üks asi, miks see juhtum nagu suureks läks. Et tema mingid endisi patte, tal oli seal kunagi veel mingid rahalisi kõrvaklappidega susserdamine, mida iganes. Seda ei hakata üles lugema, eks ole, seal selle kõrval, eks ole. Nii. Aga teine asi on see, et ühiskond on juba arutanud tegelikult tükk aega seda, et kas kapo ja prokuratuur ei ole oma tegevuses mitte nagu riik riigis, eks ole, et nende üle puudub kontroll ja nad teevad justkui mis tahavad. Ja see juhtum lihtsalt selles mõttes nii-öelda selle kaameli selgru nagu purustas, eks ole, et selle õlekõrrekesega, et minister hakkas vabandama, Riigikogus hakati kohe tegema mingit prokuratuuri puudutavat seadusmuudatust ja nii edasi. Et eks see näitab jah, et ühelt poolt kõrge profiiliga isikud jäid kuidagi moodi sinna mingis süsteemi kinni, hammasrataste vahel, eks ole, mõisteti õigeks.
aga teisalt jah, ma tahaks küll öelda, et miks me siis selle vabandamisega nüüd, kui me oleme nagu mõistnud seda, et siin väike probleem on, et ma mõtlen just riigi poolt vabandamisega, et miks me piirdume siis ainult selle juhtumiga, et neid juhtumeid on ju viimastest aastast nagu võib ridamisi tuua, kus riik ja uurimisasutused võiks inimestes nende elu ruineerimise eest nagu vabandada, kui on õigeks mõistev otsus jõustunud, eks ole. Esimene mõte, kes mul pähe tuleb, on kohe Kaarl Lember, on ju. Kaarl Lember, jah. Enne Tartu abilinnapea Kaarl Lember, mis tal oli seal? Suured asjad, mingid, ma ei tea, mingid peldikuhanked kuskil Tartu linnas ja mis talle seal kokku joonistati alguses, aga lõpuks süüdistusest jäi järgi mingisugune, mis see oli? Juukselõikus või? Juukselõikus, mis maksis 9 eurot. Ja ikka mindi ju, eks ole, edasi asjaga, ikka pressiti edasi, et saaks nagu, ma ei tea, õigusrahuni või kuidas nad seda nimetavad. No ei ole vaja sellist asjadega tegelda lihtsalt. No kui ei ole asja, 8 aastat inimese elust. Jah, ruineeriti ära, ega siis inimese, ütleme, äritegevust, kõike seda mõjutab, rahaliselt mõjutab ja nii edasi. Et uskumata, ja seal Tartus on veel neid abilinnapeasid, see oli mitu tükki, mina ise mäletan, oli Artjom Suvorovi nimeline, on üks keskerakondane seal, kes 2020 juba õigeks mõisteti, et temal oli mingi süüdistus, et ta oli matki alt võtnud mingisugused kinkekaardid ja konjaki pudeli vastu, ja kusjuures, kui ma õigesti mäletan, tegin vist ise mingisugust lugu ka sellest kunagi, siis kuidagi pressis see matki talle peale neid, politsei matki, et võtta ta vahele, et tegemist on korruptandi. Pressis talle veel peale neid, ta ei tahtnud võtta, ütles, et ei ära, jäeti lauale ikka kuidagi või pandi lauale see konjaki pudel, hea küll, jäta siis või niimoodi. Ja siis seal oli veel mingi sõbraga, oli tal mingisugune rahaline tehing seal ja siis seda heideti ette, mõisteti õigeks lõpuks, et ja mis me nüüd siis teeme? Ja mis me peale hakkame? Kas, ma ei tea, äkki on põhjust seal ka vabandada või kas keegi vabandas või? Kas üldse enne Vahert on millegi eest nagu vabandatud? Ja kusjuures vabandas Pakosta, kes ise uurimistega ei tegele, vabandab nagu justiits- ja digiminister, et ma ei tea, et no aga see ei ole ju, ütleme, need 2 näidet üle ainsad, meil on ka kohtunud Eveli Vavrenjuk, kelle kriminaalasi kestis üle 5 aasta, mõisteti õigeks. Jah, tal oli seal mingid perekond, kõik süüdistati seal midagi, suured rahad, eks ole, maksti talle välja seal pärast selle eest, et ma ei tea, äkki peaks vabandama nende kõigi eest, et muidugi loomulikult, et millest see foon on tekkinud selle prokuratuuri ja kapo puhul, et võimekad inimesed võitlusse asunud, sellest me oleme ka enne pikalt rääkinud, eks ole, et ma pean siin just silmas seda, et Parvel Pruunsild ja Priit Humala süüdistamine Tartus samamoodi, et see sai nüüd õigeks mõistva lahendi esialgu, eks ole, esimese astme kohtust, aga just Pruunsild eriti on ju väga tugevalt ennast kaitsma asunud, väga tugevalt sõna võtnud ja selle tõttu siis, ütleme, see ühiskondlik foon enne seda Vaheri kohtuotsust juba oli sellises kohas, eks ole, et inimesed saidki öelda, on järgmine jama, eks ole, ja nüüd hakatigi rääkima. Selle Humala ja Pruunsilla kaebuse puhul ma ei tea, et seal on ka ju vabandamise koht on täitsa olemas nagu konkreetselt, et ütleme, et ei ole veel lõplikku õigeks mõistvat kohtuotsust, võib-olla ei tule ka, ega ma ei tea seda, aga vot vabandada võiks küll selle eest, et kui seal kapo uurijad käisid vale nimede all üliõpilaskorporatsioonis Sakala, Pruunsild on selle liige õlut joomas ja siis pärast piinlikult väitsid, et käisid seal nõnda vaba aega veetmas ja vale nime tal käisid ja niimoodi. Seal võiks küll uurimisasutused vabandada või kui uurimisasutusi vabandada, siis äkki minister võiks öelda, et kuulge, vabandust, päris niimoodi me ei tahtnud teha või me ei pea seda korrektseks selliseks käitumiseks. Et ma ei tea, minu arust see on selline hämamine ja see ei käi nagu asja juurde, mis seal on. Vaata, eraldi küsimus on veel selles, et kas kõiki osapooli meie õiguskaitseasutused käsitlevad üldse võrdselt, et samas Pruunsilla kaasuse juures on ju see uus süüdistus välja tulnud, mis on Isamaa vastu. Nagu me teame, et Pruunsilla suhtlus, meilid uuriti läbi selles kriminaalasjas ja siis leitigi nii-öelda midagi uut, et väide on nüüd, et Pruunsild kuidagi rahastas Isamaad salaja, olles teadaolevalt nagu Isamaa suur rahastaja on ju, aga et Isamaa sisevõitluses kandis raha MTÜ-le Isamaalised vist oli, et mõjutada erakonna sisevalimiste tulemusi ja prokuratuur algatas kriminaalasja. Ja samas on meil selline ühing nagu Salk, see on see Tarmo Jüristo juhitav ühing, mis eelmiste valimiste eel sai ka suurettevõtjatelt raha, et saavutada siis soodsat tulemust, see on vist Reformierakond, Eesti 200 sotsid, neile soodsat tulemust, tegi kampaaniat, aga seal kriminaalasja ei algatatud. Et seal on halduskohtus see asi, et siis arutatakse asja halduskohtus, kuna erakondade rahastamise järelevalve komisjon arvab, et see
ei olnud kõik korrektne. Ja kui sa käitud erinevalt, juristid niikuinii ütlevad siin päris palju, et probleem ei ole mõlema pool, eks ole. Aga kui sa prokuratuurina käitud erinevalt, siis või üldse õiguskaitseasutusena käitud erinevalt, et kuidas sa siis selgitad või? Selgitad seda. No vaata, minu jaoks ongi see, et kui õige erakond teeb midagi, siis on see legit, ehk on lubatud, aga kui sulle ebasümpaatne erakond teeb sama asja, siis see ei ole lubatud. Ega ma ei ole mingi, ma ütlen, minu jaoks on see lihtsalt jabur, et sul on kaks tegelikult sarnast olukorda, lihtsalt võimul oleva erakondadega seoses ei alustata midagi, aga need, kes on opositsioonis, siis palun väga, lähme vaatame. Aga see ongi see, mille pärast see usaldus siis on mudas. No nii on. See ongi see, eks ole. Eks need ongi need suuremad näited ja neid näiteid võiks ilmselt veel tuua ja oleme ka varem toonud ja eks selle tõttu, et need näited on olemas, saabki laialt tegelikult lahata nüüd seda, et kuidas siis prokuratuuri ohjata, et kuidas kapo üle järelevalvet teha. Ja ma tooks välja, et huvitav on see, et ega siis, mis huvitav, see on loogiline, et need asutused saavad nüüd ka ise aru, et tegelikult on sellisel foonil nende jaoks probleem, et kui ühiskonnas nende suhtes usaldus kukub, eks ole, siis see on probleem, et ilma enamuse usalduseta ei saa nemad ka tegelikult toimetada ja tegutseda, eks ole, et nad on nii olulised asutused Eesti riigis, nii olulised asutused, et nad ei tohiks endale lubada selliseid küsimusi, et nad käituvad kuidagi erapoolikult mingites suhetes ja tundub, et nad saavad ka sellest aru. Ja tundub, et nad nüüd hakkasidki seda usalduse probleemi lahendama ja kui on usalduse probleem, eks siis neile tundub, nagu paljudele tundub, võimul olevatele inimestele tundub, asutustele tundub, nii edasi, et kui on usalduse probleem, siis järelikult on küsimus halvas kommunikatsioonis. Et tegemist on suhtekorraldusliku probleemiga ja ma ütleks küll nii, et äkki oleks võinud selle mõttega oodata ja tegudega näitama hakata, et mitte joosta kuhugi Delfisse ja hakata intervjuusid andma. Ma pean siin silmas nüüd kapo juhti Margo Pallossoni, kes siin Delfis andis ühe ülitoreda intervjuu. Et ma ei tea, mina küll ütleks, et see jutt oli see kohati nii ja et mul tekkis tunne, et meil on siin üks korralik püstijala koomiku talent on kaduma läinud. Et... Mul on nii meeles, ma olin ise trennis ja sa lugesid seda ja siis ma olin trennis, ma olen närvis, et mina olen seda lugenud, ära saada mulle neid välja trükke nagu, et ma ei jõua, et ma tahan trennida, aga sa kogu aeg saatsid selle, sina ei olnud seda lugenud ja sa lugesid, ma saan aru, ja tõepoolest. See oli lihtsalt nagu nii humoorikas, mõelge ise, et jutt käib sellest, et Vaherit hoiti siin 11 tundi kinni, kuulati üle, 11 tundi sa paned, eks ole, politseijuhil, jällegi sõltumata sellest, kas inimene on sümpaatne sulle või mitte, ma räägin endast, sa paned politseijuhil klõpsti käed raudu, ta vist pandi käed raudu. Tal ikka tehti mingi töökohta läbi otsima, tal ikka tehti show'd tehti seal, eks ole, ikka show'd, et oleks näha. Ähvardati vist, et paneme su platte peale väidetavalt, Vaher ise räägib. Nii, ja siis intervjueerija küsib siis ülekuulamiste kohta, see küsimus umbes nii, et vaadake, keegi teine on öelnud, et inimese lõhki löömine käib seal üsna jõhkralt ja siis Pallosson vastab, tsiteerin teda nüüd. Mulle selline termin üldse ei meeldi. Kõige paremini toimib ikka inimese positiivne hõlmamine. Eks 11 tundi kinni hõlmad teda seal positiivselt, et see on siis positiivne hõlmamine. Võt jutt läheb muidugi seal edasi natuke ja intervjueerija seal viitab tõsiasjale, et mida Vaher on siin välja toonud, et tal on 2 endist peaministrit öelnud, et poliitikud kardavad kapot. Pallosson on üllatunud, ütleb, et tema pole tajunud, et keegi kapot kardaks. Lubab siis mõelda selle peale ja järgmisel kohtumisel poliitikutega aru saada, et kas või miks nad kardavad. Nüüd ma annan küll kapole ja kapo juhile, ma annan nüüd täitsa väikese vihje või tasuta nõuande, et mida nad seal siis kardavad. Vaata, nad loomulikult kardavad, et te hakkate neid ka ühel hetkel 11 tunni kaupa positiivselt hõlvama. Vaata, seda nad kardavadki. Ja erinevalt teist ei pruugi nad seda nii positiivselt üldse ju näha, seda positiivset hõlvamist. Et mõelge nüüd natuke läbi ja ma loodan, et sain nüüd selle, ütleme, see nõuanne jõuab kuidagi kohale, on ju, ega suhtekorraldustiimile jõuab kohale ja nii edasi, et sain natuke abiks olla, et ei ole vaja sellest kapo salastatud eelarvest mainehuuringuid nüüd tellima hakata, et miks keegi kapot kardab, et võite jälle mõne rumala idee saada muidu ja korraldate mingi plakatikampaania, et ma ei tea, sõber kapo, hõlmame sind positiivselt, 11 tundi järjest.
ärge tehke seda palun, ühesõnaga ärge seda tehke palun, ma ütlesin teile ära, et nad kardavad seda saba, et nad satuvad teie huviorbiiti positiivse hõlvamise raames 11 tunniks, et ei ole mõtet hakata tegelema seda kampaaniat nii. Vot, mida ma veel küll soovitan on see, et teine asi, mis katsuge ikka asju ausalt ajada asju, et ka selles intervjuus näiteks kinnitab Palloson üle, et kapo ei ole häma ajanud, kui rääkis, et nende töötajad käivadki tudengikorporatsioonide külalisõhtutel õlut joomas ja aega viitmas. No see on see kapo väide, see samane Sakala keisis, eks ole. Nad käisid vaba aega seal veetmas. Ma arvan küll, et siin oleks märksa targem, isegi kui te ise usute seda häma seal, eks ole, tegid sisejuurdluse ja sisejuurdluses kõik ütlesid sulle, et me käisime vaba aega veetmas ja ütled, jaa. Mul tuleb kohe meelde enda nooruspõlv, kui sa käid tööklubides. See on küll avalikult, käid tööklubides ja siis ajad sõbrannadega juttu, võtad väikse veini ja siis tuleb mõni tüüp suga juttu ajama. Siis sa küll valetasid oma nime. Aga miks peaks minema kapo inimene kuskile Sakala õllejoomisüritusele vale nimega? Et siin nagu ei haaku on. Sellepärast, et ta kapo liige, selle selgitati, et on harjunud vale nimede all käiba igal pool. Kas teil endal on meeles, mis nimi tal on õhtu lõpuks, kui ta voodis sõida? Ja kui sa igal pool käid, lähed poodi jälle, ütled vale nime. Tellid internetist asju vale nimele. See on nagu internetist asja tellime, mul on meeles, et Navalnõi kunagi paljastas Dmitri Medvedjev tellis endale ketse mingi vale nime all kogu aeg välismaa kaubamajadest internetis. Okei, see selleks. Ma arvan, et ühesõnaga tegelikult oleks märksa viisakam ja rahulikum oleks eksimust tunnistada, öelda, et käitusime seal valesti, kõik. Sa ei peagi rohkem midagi ütlema. Sa ei pea üldse häma ajama, et neil ikka oli õigus, vaba aeg, ei, lihtsalt. Me käitusime seal valesti, sa ei ütle midagi rohkem selle olukorra kohta, käitusime valesti, eksimust tunnistatud. Vot, veel üks soovitus, et kui te juba siin, vähemalt avalikkusele püüate näidata, et te ka enda niimoodi tegevust analüüsida proovite, et siis katsuge kõigist oma möödalaskmistest nüüd aru ka saada, et kui te tunnistate, et pingutasite ja vestlesite kõvasti seal Elmar Vaheriga näiteks enne seda, et kriminaalasja üldse ära hoida. Ise räägite, eks ole, ise kapojuht räägib, et me korduvalt rääkisime Elmar Vaheriga nii, siis ma ei tea, kahtlemata tekib kõigil teistel kapo huviorbiiti sattunud isikutel, kelle suhtes on kriminaalasi algatatud õigustatud küsimus, et miks tema puhul teisiti käituti, miks temaga ei vesteldud. Kusjuures vaata, kui Elmar Vaher tegi oma pressikonverents, siis ta ütles seal, et Sinisaluga käis kabinetis kohvi jooma, Sinisalu ütles, ei, meie ei tahtnud üldse, ainult prokuratuur tahtis seda nagu seda uurimist. Siis ta käis Parmasega kohvil ja Parmas ütles, oi, mina üldse ei tahtnud seda uurimist, seda kapo, et keegi nagu justkui ei ole tahtnud seda, aga ometi see toimus. Ja see on väga huvitav, aga ühesõnaga vestlemist nad siis tunnistasid, muudkui vestlevad seal omavahel, aga kuulge, ma arvan, et Priit Humal näiteks toob selle kenasti välja, et oleks ka hea meelega enne seda, kui ta pikali joosti seal Tartu linnavalitsus mingisuguse vana amortiseerinud majaostu pärast seal või mis iganes, ta oleks hoopis hea meelega seal kapoga vestelnud. Et siis oleks ära hoidnud kapo äkki ka kõik oma need fopaad seal, et käia seal akadeemilisi suguvõsasid või mida pildistamas seal õlleõhtul, eks ole, seal Sakala külalisõhtul. Oleks selle kõik ära hoidnud. Ei oleks sellist jama nagu suudetud ka maine kujunduslikult kokku keerata ja võib-olla ei peaks selliseid intervjuusid andma täna, eks ole. No tõepoolest, et need küsimused vajavad õigusriigi seisukohast kõik tegelikult vastuseid ja ka meie otsime neid kohe edasi. Stuudiosse tuleb jurist ja kunagine juhtiv riigiprokurör Margus Kurm. Ja nüüd ongi meil stuudios jurist ja endine juhtiv riigiprokurör Margus Kurm. Tere, Margus! Tere! Tegelikult me siin ennem Hannesega arutasime, et praegu, kui uudistes kirjutatakse, et prokuratuur on alustanud mingit menetlust või uurimist, siis mul on väga raske võtta seda tõsiselt, sellepärast, et väga palju erinevaid juhtumeid on, kus prokuratuur on justkui endale jalga tulistanud. See ei ole ju päris tavapärane olukord, et kui sa pead hakkama mõtlema, et kas on nüüd päris uurimine või mitte. Jah, see tähendab seda, et prokuratuuri vastu puudub usaldus või uurimisasutuste vastu puudub usaldus, kui inimesed kahtlevad selles, kas järjekordne alustatud kriminaalmenetlus on põhjendatud või mitte. Kas see, vaat see, me oleme, eks ole, tegelikult teisiga pikka aega ajakirjanikud olnud ja kui me meenutame siin
aastat 15 tagasi, rohkem, siis oli see suhtumine pigem selline, et sealt tuli sulatõsi, on ju. Et nüüd see protsess, et kui seda siin ajaskaalale venitada, eks ole, ega see ka vist ei ole terve suhtumine, et kuule, et sealt tuleb sulatõsi, et et sa üldse ei kahtlusta, eks ole, et kuule, et siin on viltu, aga see on nagu pikk protsess olnud või kuidas sulle tundub, kus see nagu algus on see? No, ma ei tahaks väga rääkida sellest ajast, mis oli 15-20 aastat tagasi, kui ma seal ise töötasin, et muidu jääb selline, et vanasti oli muru rohelisem ja küll me olime targad ja tublid. Et ma pigem tuleks ikkagi tänasesse päeva ehk sellesse olukorda, kuhu me täna oleme jõudnud. Et selles osas olen ma nõus, et praegu tundub, et kriminaalmenetlusi alustatakse ja aetakse kergekäeliselt. Et prokuratuur, kaitsepolitsei on võtnud uurida tegusid, mille puhul laiem avalikkus ei saa aru, et mis selle teoga siis valesti on. Et prokuratuur peaks võitlema kuritegevusega ja tegelema nende tegudega, mille puhul nii-öelda ühiskonna enamusel ei ole kahtlust, et need on hukkamõistetavad. Et need on ebaseaduslikud, valed, nii-öelda kurjad teod. Aga praegu on meil olnud terve rida menetlusi, kus kõrvaltvaatajana võtab nagu õlgu kehitama ja küsima, et mis sellega nüüd siis valesti on või et kus on siin see nii-öelda hukkamõistetavus. Ja kui selliseid menetlusi aetakse sellise tuima järjekindlusega kuni Riigikohtuni välja, hoolimata, et ütleme, varasemad kohtuastmed on inimesi õigeks mõistnud, siis see tekitab sellise nõutuse või rahulolematuse. Et ma arvan, et see on see peamine põhjus, miks prokuratuur ja kaitsepolitsei tänaseks on oluliselt oma nii-öelda maines või avalikus kuvandis kaotanud. Aga mis see nagu nende motivatsioon või niisugune, ütleme, tahe on viia asju, mille puhul siis nagu ühiskond ei ole nagu ühtsena selja taga, et jah, see on õige asi, mille puhul nagu edasi minna, et mis nende motivatsioon on? Või võiks olla siis? Võiks olla siis, jah. Eks seda peab iga konkreetse prokuröri käest ise küsima, mis on nende motivatsioon. Pigem tundub nii, et nendel inimestel nagu puudub võime kaotada või puudub võime siis astuda samm tagasi ja õigel hetkel nii-öelda pillid kotti panna. Et näited on ju siin palju, võib-olla kõige ekstreemsem on Kajar Lemberi kaasus, et kus 9 eurose juukselõikuse puhul samuti aeti seda asja lõpuni. Et ma ütleks, et mõistlik inimene oleks mingi hetk aru saanud, et see ei vääri küünlaid või teistpidi öeldes, et kui seda asja selliselt edasi ajada, siis see kõik nii-öelda tuleb bumerangina tagasi, tuleb tagasi prokuratuuri usaldusväärsuse, tõsiseltvõetavuse vastu ja kaotab terve organisatsioon. Et selles mõttes peaks olema prokuratuuril ikkagi selline sisekontrollisüsteem ka nii-öelda teatava ennetava võimetusega, et kui mõni prokurör hakkab liiale minema, et siis on mehhanismid, mis seda pidurdavad. Aga siin ongi see, kirjeldad seda täpselt, eks ole, mis ei ole ratsionaalne käitumine. Et see ei ole ratsionaalne käitumine, et ma tingimata, oletame, et mu süüdistus, Kajar Lemberi asi on hea, süüdistus tegelikult lagunes justkui ära siis poole peale, on ju. Äikka mindi nagu lõpuni välja, see nagu ei ole ratsionaalne käitumine, aga See ongi see, mida ma nimetan, et ei osata kaotada. Et tõepoolest Kajar Lemberi kaasuse õigustuseks tuuakse alati välja selle, et oi, et tegelikult oli seal mitu kuriteoepisoodi ja tõsisemad kuriteoepisoodid ja olid ka tugevad tõendid, aga et lihtsalt see asi aegus ära ja seetõttu
seetõttu jäigi ainult see 9-eurone juukselõikus, aga mina ütlen selle peale, et kui aegus ära, siis aegus ära. Midagi ei ole teha, tuleb see nii-öelda kaotus sisse võtta ja edasi minna. Et sellega, et nii-öelda püüti siis nii-öelda kivist vett välja, pigistati, tehti kogu seda asja ja palju hullemaks, sest et ega täna ongi ju, kõik teavadki sellest 9-eurost juukselõikust, mitte kõike muud, mis seal võib-olla varem oli. Et midagi ei ole teha, kriminaalmenetluses on omad reeglid. Kui on aegunud, siis on aegunud. Siis ei saa menetleda, siis ei saa kedagi nii-öelda süüdlasena käsitleda ja nii on. Et see on see probleem, et ei osata kaotada nii-öelda ei siis üksiku prokuröri tasemel kui organisatsiooni tasemel tervikuna. Siin sa oled seotud ka Elmar Vaheri, eks ole, ja politseijuhtide kaasusega. Et seal oli ju esimene kommentaar pärast seda, kui see oli küll kaitsepolitsei poolt, kui otsus tuli ja öeldi, et õigusrahu on saabunud. Mul on selles mõttes, siin ongi 2 eraldi teemat. Üks asi on see, et kas nüüd tõesti saabus õigusrahu ja teine küsimus, mis on põhiline antud küsimus, on see, et kas kriminaalmenetlus kui selline on selleks mõeldud, et õigusrahu otsida kellegi indiviidi, eks ole, menetlemise hinnaga. Olgem täpsem, et see ei olnud Kaitsepolitseiameti kommentaar. See oli endise Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu kommentaar, kes isiklikult oli selle asjaga seotud, kes oli üks selle asja algatajatest ja kes seda väga intensiivselt ajas. Vabandust, Margus, ma korra täiendan, minu arust, kas mul on meeles, et ma lugesin ka Margo Pallossoni intervjuust midagi sarnast. Ehk see jutupunkt justkui siiski on omaks võetud ka seal. Mul on niisugune mälestus. Ausalt öeldes, ega ma nüüd päris kõiki artikleid, mis selle looga seotud on, lugenud ei ole, aga Pallossoni artikkel tervikuna oli õigustav ja võimalik, et sealt käis ka see noot läbi, aga ma lihtsalt tahtsin selle Arnold Sinisalu märkuse teha sellepärast, et ta kindlasti oli selle menetlusega rohkem seotud kui enamiku muude Kaitsepolitseiameti menetlustega. Et selles mõttes oli see esimesena tema kommentaar. Teiseks ma küsiks, et kas siis saabus rahu või? Ma arvan, et ei saabunud, vastupidi. Pärast Riigikohtu otsust alles mölluks läks. Kui nüüd vastata sellele teie küsimusele, et kas selleks saab kohtusse minna, et saavutada õigusrahu, siis ma väidan, et kriminaalmenetluses ei saa. Kriminaalmenetlus on ette nähtud selleks, et karistada inimesi nende poolt toime pandud kuritegude eest. Ehk ainus eesmärk, millega prokurör tohib kohtusse minna, on see, et tõestada nii-öelda inimese süüd ja küsida talle nii-öelda siis väärikas karistus teos, mille puhul prokurör ise on veendunud, et tegemist on kuriteoga ja see inimene on selle kuriteo toimepanemises süüdi. Ehk prokurör tohib kohtusse minna ainult siis, kui ta tõepoolest heas usus püüab saavutada kuriteo toimepannud inimese karistamis. Kõik muud eesmärgid, õigusrahu saavutamine, mingi õigusnormi tõlgenduse saamine, kohtus seisukoha saamine, mis iganes nii-öelda avaliku siis sellise nii-öelda rahu saavutamine, need kõik on ebalegitiimsed eesmärgid. Ja kui prokurör tõesti on läinud kohtusse selleks, et katsetada mingisugust normi tõlgendust, siis mina väidan, et ei ole käitunud mitte lihtsalt valesti, vaid on käitunud ebaseaduslikult. Ehk lühike vastus on, õigusrahu saavutamiseks kriminaalmenetlustes kohtusse minna ei tohi. Siin unustatakse tegelikult väga hästi tihti seda, et see inimene, kelle vastu siis see samm ette võetakse, Kajar Lember või Elmar Vaher, tegelikult aastaid kestab see
istung, tal elu seisab, on mutta trambitud, Kajar Lemberi puhul, kas oli 8 aastat, on ju? kohtumenetlus vist kestis 8 aastat. Kokku, jah, 8-9 aastat. Et seda nagu ei kaalutanud, ühesõnaga, et 8 aastat kaalub üles selle, et me vaatame, kas tuleb õigusrahu, et see on ju jabur tegelikult iseenesest. Ma olen sellega täiesti nõus, et kriminaalmenetlus ühele inimesele on väga koormav ja kui inimene on tuntud avalikkusele, siis seda koormav on. Ma ei taha öelda, et nii-öelda mis iganes tundmatu talupidaja elu, au ja väärikus on kuidagi vähem tähtis kui Elmar Vaheri või Kajar Lemberi oma, aga paratamatus on see, et tundmatu talupidaja vastu alustatud kriminaalasjast ei saa keegi kunagi midagi teada. Võib-olla naabrimees või nii-öelda lähemad tuttavad. Aga kui kriminaalmenetlust alustatakse ja aetakse tuntud inimese vastu, siis paratamatult sellest kogu aeg kirjutatakse, kõik saavad sellest teada, kõik saavad midagi nagu arvata, et see inimese maine saab igal juhul pihta. Ja seetõttu peakski olema nii-öelda tuntud inimeste suhtes selliste menetluste alustamisega väga ettevaatlik või arvestama ka neid kahjusid, mis inimesele osaks saavad. Ja see ongi see, millest ma nagu alustasin, et ainus legitiimne eesmärk kohtusse minekuks on see, et teda kuriteo eest nagu karistada, kõik muud eesmärgid selleks ei tule. Et see tegelikult kaugemale minnes siis kaasaegse karistusõiguse selline filosoofiline või üks filosoofilistest alustest ongi kantiaanlik eetika, mille põhiprintsiip on ju see, et inimest tuleb alati kohelda eesmärgina, et inimest ei tohi kunagi kasutada vahendina mingite muude eesmärkide saavutamiseks. See on ju tegelikult demokraatliku õigusriigi ja demokraatliku karistusõiguse alus. Ehk me ei saa võtta ühte inimest ja tema nii-öelda näitel siis katsetada, mida üks õigusnorm tähendab või mida ta ei tähenda. Jah. See talupidaja võrdlus iseenesest, ma arvan, et see on hea, aga vaata, mul on selline tunne, et sellega mingit testkaasusiga ei tule ja mida ma siin silmas pean, on nagu see, et siin tegelikult jääb ju tihti peale mulje inimestel, kes seda jälgivad, et motivatsioon võib ka ju kusagil mujal peituda, et miks sellised kaasused, tuntud inimesed, Kajar Lember, poliitik. Ma kõigepealt ei ole teiega nõus. Ma kahjuks arvan, et sellised testkaasused leiavad aset ka täiesti tavaliste ja tundmatute inimeste puhul ja see on seda kurvem, et väga paljudel Eesti inimestel ei ole majanduslikult võimalik ennast nagu kohtus kaitsta ja seetõttu nad jäävadki süüdi tihtipeale kokkuleppe menetluses asjades, mis tegelikult võib-olla üldse kuriteod ei olnud või mis ei olnud piisavalt tõendatud. Et mina olen kaitsnud ka tõesti nii-öelda siis tundmatuid inimesi, kes on langenud nagu väga ebaõiglase süüdistuse nii-öelda ohvriks. Okay. Et see ja nüüd jah, et see teie mõttega edasi minna, siis ma arvan, et või ma väga tahaks arvata, et sellist mingid muid motivatsioone, et prokuratuuris oleks nüüd nii halvad inimesed, et nad võtavadki eesmärgiks teatud tuntud inimeste mainet nagu kahjustada. Et nii halb see olukord, ma arvan, ei ole. Et pigem on see ikkagi selline oma rolli mitte nagu mõistmine või kogu selle nii-öelda kriminaalmenetlusega kaasneva mitte mõistmine. Ehk teatud ükskõiksus võib olla siis liigne isiklik ambitsioonikus, ütleme,
võimetus seda olukorda laiemalt näha. Kas või selle Elmar Vaheri ja teiste politseijuhtide kaasuse puhul küsimus ei olnud ju ainult Elmar Vaheris, Erik Heldnas ja Aivar Alaveres, vaid nii-öelda politsei maines tervikuna, Eesti riigi maines tervikuna. Et uudised, politseiameti peadirektor, Keskkriminaalpolitsei ameti direktor, endine Kaitsepolitseiameti peadirektor asendaja, absoluutselt tipp-politseinikud on pannud toime kelmuse. See uudis levis kindlasti ka väljaspoole Eestit ja sellega sai paratamatult pihta Eesti riigi maine tervikuna. Absoluutselt. Ma nii palju muidugi ütlen, et mina arvan, et ajakirjanduslikku materjali seal tegutsemises kindlasti oli, sellepärast, et kuidagimoodi seal neid ütleme peale vaadates soodustingimustel mingisuguseid eripensione ja mis iganes nii edasi teha, et see ei jäta head muljet, aga loomulikult ma olen nõus, et kriminaalmenetluse puhul, kui ikkagi asja ei ole, siis asja ei ole, et siis ei saa inimest võtta töökohal kinni, võeti vist töökohal kinni, eks ole, ma ei tea, kas käed ka raudu pandi, et 11 tundi seal üle kuulata ja siis veel läbi kõigi kohtuastmete tarida, kui on juba alama astme kohtud selgeks teinud, et kõik, selles mõttes see on minu arust lihtne. Ma tuleks selle küsimuse esimese poole peale, et kas seal on ajakirjanduslikku materjali uurida. Ma põhimõtteliselt olen nõus, aga uurida seda probleemi laiemalt. Selle kaasuse tegigi nii-öelda erakordselt ebaõiglaseks just see asjaolu, et sarnaseid juhtumeid on kümneid, kui mitte sadu. Ja sarnaseid nii-öelda roteerimisjuhtumeid oli ka Kaitsepolitseiametis. Neid oli teinud ka Arnold Sinisalu isiklikult. Et sellises olukorras võtta üks inimene välja ja hakata teda sellise intensiivsusega menetlema on kohutavalt ebaõiglane. Ja see on ka muuseas üks põhjus, miks ma leian, et see kaasus on pälvinud nii laia tähelepanu ja viinud selleni, et justiitsminister on vabandanud. Et kõik, või kindlasti mitte kõik, aga väga paljud avaliku sektori tippjuhid teavad, et selliseid asju tehti. Nad on ise seda teinud. Ja selles mõttes kõik said aru, et vähemalt kõigile tundus, et sellel menetlusel peavad olema mingid muud motiivid kui see, et lahendada seda rotatsiooni küsimust. Et kui lubates, ma jätkan selle teemaga, et küsimus ei ole ainult ka ju rotatsioonis, vaid personali otsustas laiemalt. Et kas nii-öelda personali otsuste tegemisel on arvestatud sellega, et tagada inimesele nii-öelda tulevikus see pensioni saamine. Ja selliseid otsuseid on teinud väga erinevate asutuste, väga erinevad tippjuhid ja see on normaalne. Ja nüüd võiks siis siit ju edasi mõelda, et kas siis tõesti käibki selline sahkerdamine nii-öelda avalikus sektoris. Jah, käib, aga ma ütlen, et see ei ole sahkerdamine. Ja see probleem tegelikult on laiem. See probleem on selles, et riik ei ole suutnud või ei suutnud, tänaseks on eripensionid kaotatud, see tegelikult on mineviku probleem, millest me räägime. Aga 20 aasta jooksul ei suutnud riik ühtlustada seda eripensionite süsteemi. Ehk inimesed tegid, kas või Erik Heldna näitel, eks ju. Erik Heldna töötas endiselt Eesti riigi nii-öelda heaks. Samas valdkonnas, turvalisuse valdkonnas. Ta tegi seda politseiametis, ta tegi seda Kaitsepolitseiametis, ta tegi seda luurekeskuses, ta tegi seda Maksu- ja Tolliametis. Ta on kogu oma elu põhimõtteliselt kogu oma professionaalse karjääri pühendanud selleks, et Eesti inimestel oleks nagu turvalisem elada. Ja lihtsalt sellest, et ta on ühest ametikohast teisele liikunud, ütleme nüüd, aga lihtsalt sel põhjusel nüüd ta pensionist jääb ilma. Et see ei ole, see on tegelikult
väga nii-öelda hoolimatu riigipoolne suhtumine nendesse tublidesse inimestesse. Ehk tegelik probleem on see, et riik ei suutnud ühtlustada eripensionite süsteemi. Öelda, et kui sa liigud ühest jõustruktuurist teise, siis sinu nii-öelda tagatised säilivad. Ja kuna sellist süsteemi ei olnud, siis seda kompenseerisidki need nii-öelda tippjuhtide poolt tehtud teatud mõttes nagu vastutuleku otsused või nad arvestasid seda, sest tegelikult kõik said aru, et nendel inimestel, kellele vastu tuli, on moraalne õigus sellele pensionile, sest nad on töötanud Eesti riigi hüvanguks, nad on töötanud samas valdkonnas ja nii edasi. Ehk kui me räägime mingisugusest eetilisest probleemist, siis tuleb siin otsa vaadata riigijuhtidele, valitsusele ja parlamendile, kes ei suutnud seda süsteemi nii-öelda ühtlustada ja tagada siis nii-öelda võrdselt panustatud inimeste võrdne kohtumine. Ja muuseas, selle mainis ära ka Riigikohus oma otsuses. Ma seda punkti peast ei mäleta, aga see vihje on seal tehtud, et meil on olukord, kus inimesi on ebavõrdseid koheldud. Ja see olukord tuleneb tegelikult seadusest. Ei aru saada, halb, kehv ja nepotismi siiski võimaldav süsteem. Et ega ei ole niimoodi, et need inimesed, olgu see Sinisalu, Vaher või kes iganes, siis ikka pead seal oma mingeid sõbrasuhteid kasutama ja tope, haige, halb. Jah, ma olen selles mõttes nõud, aga see kindlasti neid otsuseid ei tehtud ainult sõprade suhtes, neid otsuseid tehti ka täiesti nii-öelda igapäevaselt. Ja aga kindlasti oli ka see nagu üks oluline asjaolu, miks nagu väga palju tavalisku sektori inimesed tundsid, et see, mis nagu Elmar Vaheri ja Erik Heldnaga tehakse, et see on totaalselt ebaõiglane, see on nende ebavõrdne kohtlemine ja kui selline asi võetakse vastu Elmar Vaheri suhtes, ütleme väga olulise ametijuhi suhtes, siis see mõjutab Eesti nii-öelda mainet tervikuna. Aga mina kuulan sedasama, et neid otsuseid oli tehtud varem, oli tehtud 10, võib-olla ka, ma ei tea, 100 inimeste osas, ka Sinisalu ise on teinud, aga miks need 3 siis ette võeti? Et mis on see, ma ei tea, põhjendus või võiks olla see põhjendus, et need 3 on nüüd need, kelle me veame kohtusse ja hakkame läbi astmeid? Ma ei hakka eitama, minu isiklik arvamus, olles selle asjaga 3 aastat tegelenud, on see, et see oli menetlus Erik Heldna vastu. See oli isiklikust vihast kantud menetlus Erik Heldna vastu. Ja nii lihtne see ongi. Et kahjuks loomulikult ühe kelmuse süüdistuse raames sellist asja ei uurit. See ei ole kohtu ülesanne selgitada välja, miks kriminaalmenetlus alustati ja nii edasi. Et see on nüüd see küsimus, mida tuleks täna nii-öelda kellegi teise poolt hakata uurima. Ja seetõttu ma igati tunnustan nende Riigikogu saadikute initsiatiivi, kes on andnud sisse selle nii-öelda uurimiskomisjoni moodustamise eelnõu. Ma arvan, et Riigikogu nii-öelda kõrgema täitevvõimu üle järelevalvet teostava institutsioonina peaks siin võtma nii-öelda vastutuse ja peaks selgeks tegema, kuidas selline kriminaalmenetlus sündida sai. Et ma igati toetan, et Riigikogu selle uurimiskomisjoni moodustaks ja vähemalt püüaks välja selgitada, mis olid selle kriminaalmenetluse alustamise ja ajamise tegelikult motiivid. Ma tahtsin küsida veel siin selle momendi kohta, et mida on öelnud, mõned inimesed on öelnud, et me ei taha ju sellist olukorda tagasi tulla siis selle juurde, et mis prokuratuur peaks tegema, mis ta ei peaks tegema, mida kohtusse või mida mitte. Aga me ei taha ju sellist olukorda, et prokuratuur viib kohtusse ainult neid asju, kus ta 100% võidab või mingi selline kriitika on nagu selle vaate suhtes nagu esitatud, et kuidas seda kommenteerida? Ma ei ole kunagi öelnud ja ma ei arva seda, et prokuratuur peaks viima kohtusse ainult neid asju, kus nad on 100% kindlad, et nad võidavad. Aga teistpidi, prokuratuur ei tohiks viia kohtusse ka neid asju, kus nad on
arvavad, et nad kaotavad. Või arvavad, et nad võivad kaotada. Et ehk selles nii-öelda kohtusse mineku puhul on 2 kriteeriumit prokuröri jaoks. Esimene on see, et ta peab olema ise veendunud, et see tegu on kuritegu ja et see inimene on kuriteo toimepanemises süüdi. Prokurör peab ise olema inimese süüs veendunud, mis tähendab teiselt poolt seda, et kui prokurör läheb kohtusse asjaga, millest ta ise veendunud ei ole, aga mida näiteks ülemus ütleb, et pead minema, siis ta rikub seadust. Ta läheb vastuollu oma ise veendumisega, mida ta seaduse järgi teha ei tohiks. See on esimene asi. Ja teine asi on see, et prokurör peab, tal peab olema tõendid. Ja neid tõendid peab olema nii palju, et ta peab süüdimõistmist tõenäolisemaks kui õigeks mõistmist. Et tal peab olema nii palju nii-öelda siis tõendeid ja ka õiguslikke argumente, et ta nii-öelda teeb selle asja suhtes positiivse prognoosi, et ta arvab, et ta tõenäoliselt võidab. Et need on need kriteeriumid. Ja miks on ka see nii-öelda tõendite olemasolu vajalik? Sest et siseveendumus, vaadake, on selline asi, mis võib tekkida väga erineval moel. Et minul endas on praktikas on juhtum, kus inimene ütles, et tegin jah, aga tõenda ära. Ma ei räägi sulle midagi. Kohtus ma ei räägi midagi. Tõenda ära. Ehk see ju tekitab minus siseveendumuse, et ta on süüdi. Aga kui mul ei ole tõendeid selle oma siseveendumise siis nii-öelda kohtuveenmiseks, siis ma ei saa kohtusse minna. Ja menetluspraktikas ongi selliseid juhtumeid, kus prokuröril see veendumus võib olla mingisuguse informatsiooni pinnalt, mida ta ei saa kasutada. Kahju, aga kohtusse minna ei tohi. Sama näiteks ebaseaduslikult kogutud tõendid, ebaseadusliku jälitustegevusega kogutud tõendid. Jah, sealt tuleb telefonikõnest välja, et inimesed on pätti teinud. Aga ma tean, et ma ei saa seda tõendit kasutada ja muid tõendid mul ei ole. Raske situatsioon, nii-öelda kahju, aga tuleb loobuda. Sest et õigussüsteem ja riik on laiem. See ei ole ainult üks prokurör ja üks nii-öelda kuriteo toime või kahtlustatav isik. Eks ju. Et õigusriigis need põhimõtted on nii-öelda iseenesest kaitsmist väärt, eks ju. Ja see põhimõte, et tõendeid tuleb koguda seaduse ette nähtud reegleid järgides ja et iga inimese süüd tuleb kohtus tõendite abil nagu tõendada, need põhimõtted on suuremad kui üks kaasus. Ja selles mõttes sealt tulevadki need piirangud prokuratuuri jaoks. Ja nüüd siis ka kolmas asi, millest me juba ennem ka rääkisime, et kui nii-öelda kahtlus on langenud tuntud inimesele või ütleme siis olulises positsioonis olevale inimesele, siis tuleb eriti põhjalikult kaaluda, et kas ikkagi see tõendite pagas ja need õiguslikud argumendid, mis mul on, kas need peavad või mitte. Et vastasel juhul juhtubki see, mis praegu on nagu juhtunud. Riigi maine saab kahjustada ja lõppastmes ka tegelikult õigussüsteemi ja prokuratuuri maine sealhulgas. Muuhulgas oled teinud ettepaneku ise näiteks prokuratuur ju laiali saata, sest maksumaksja raha eest ei ole vaja pidada asutust, mille tegevusest inimesed aru ei saa ning mis külmab ühiskonnas ebakindlust. Et miks selline mõte täna? Ma ütlen ausalt, et eks see oli selline provokatiivne väide ja kui see artikkel lõpuni lugeda, siis ma tegelikult ütlen, et realistlik oleks kaotada ära riigiprokuratuur. Et kuigi tegelikult on võimalik saada hakkama ka ilma prokuratuurita. Et kui te näiteks loete Eesti Vabariigi põhiseadust, siis seal sellist sõna nagu prokuratuur ei ole. Ehk prokuratuur on täitevvõimu asutus, mis on loodud seaduse alusel, nagu ka kõik teised täitevvõimu asutused, Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet ja nii edasi. Ehk et see on seadusandja pädevuses, milliseid asutusi ta loob ja milliseid mitte. Et seetõttu ei oleks midagi nii-öelda
põhiseaduse vastast, kui prokuratuur kaotatakse. Ja alternatiiv oleks siis tõesti see, et süüdistuse esitamise teenus ostetakse advokatuurilt sisse. Et ja noh, näiteks Ühendkuningriikides oli väga pikalt selline süsteem, et süüdistuse esitamiseks ehk siis selle õigusliku vaidluse pidamiseks kohtus palgati siis professionaalsed advokaadid. Aga loomulikult täna kogu süsteemi selliselt ümber korraldada oleks liiga suur töö ja kindlasti ei oleks see mõttekas. Samas, kui me nüüd tuleme Riigiprokuratuuri ja peaprokuröri institutsiooni juurde, siis siin on mõttekoht olemas küll. Ja nimelt seetõttu, et nii-öelda Riigiprokuratuur tänase regulatsiooni järgi on ülemäära sõltumatu. Kuigi kui nüüd täpselt seadusi lugeda, siis põhimõtteliselt on Justiitsministeeriumil järelevalveõigus ja nagu ma ütlesin, ka Riigikogul täitevvõimu üle alati järelevalveõigus, kuid praktika on kujunud selliseks, et keegi ei taha prokuratuuriga tegeleda. Ehk tegelikult ei justiitsminister ega ka poliitikud Riigikogus ei taha nii-öelda prokuratuuri osas seisukohta võtta, eriti konkreetsete menetluste osas, sest siis nad langevad kohe kriitika alla, et nad sekkuvad menetlusse. Et nad rikuvad prokuröri sõltumatust ja sekkuvad menetlusse ja see on miski, mis tundub, et on täiesti nagu lubamatu. Ja see ongi tegelikult tekitanud sellise olukorra, kus prokuratuuril puudub vajadus kellelegi aru anda ja ka oma nii-öelda siis möödapanekute eest nagu reaalselt vastutada. Ja kui me nagu vaatame ajas tagasi, siis tegelikult vähemal määral on see probleem olnud kogu aeg üles. Praegu nii-öelda siis Elmar Vaheri kaasuse võtmes on see nagu hästi eskaleerinud, on ju, prokuratuuri suhtes ollakse kriitilised, aga seda kriitikat tegelikult on olnud ka varem ja ka nii-öelda otsustavate poliitikute hulgas. Ja vähemalt nii-öelda viimased 2 peaprokuröri on ju toodud väljast prokuratuurisüsteemi, on toodud kohtusüsteemist. Et me võiks ju küsida, et siis miks? Et miks ei ole ühtegi siis prokuröri edutatud sellele peaprokuröri kohale, vaid see prokurör on toodud väljast. Ja põhjus tegelikult ju ongi see, et on nüüd otsustajatel on olnud lootust, et kui sinna prokuratuuri tuua juhtima üks kohtunik, kelle vaade on, ütleme, laiem, et siis ta suudab seda süsteemi kuidagi siis ka nii-öelda õiglasemaks muuta või nii-öelda siis vastutusvõimelisemaks muuta. Ja ka mulle nagu üha enam hakkab tunduma, et see ei realiseeru. Et see nii-öelda kõrvalt tuleb, ükskõik, kas ta tuleb siis kohtust või ta tuleb advokatuurist, nii-öelda inimene mattub selle igapäeva ellu ja ta ei suuda tegelikult neid talle pandud ootusi täita. Ja mis ma tahan öelda, ehk see nii-öelda see nii-öelda, ütleme siis, otsustajate, poliitikute soov prokuratuuri rohkem nii-öelda kontrolli all hoida on ka varem olnud, aga see ei ole kunagi nagu õnnestunud. Ja siit ma jõuangi nagu selleni, et seda nii-öelda saavutada üks võimalus olekski panna prokuratuuri juhtima keegi, kes ongi poliitiliselt vastutav. Ja selleks võiks olla justiitsminister. Nii on näiteks süsteem üles ehitatud Ameerika Ühendriikides. Et meie mõistes justiitsminister on ka seal peaprokurör ja tal on kõik volitused nii siis personaliotsuste tegemiseks kui ka konkreetsete menetluste suhtes. Ehk ja mis on siis nagu vahet selle nii-öelda peab nii-öelda siis sõltumatu ja siis ametnikust peaprokuröri ja poliitikust justiitsministri vahel ongi see, et peaprokurör saab vahetada 1 kord 5 aasta jooksul.
aga justiitsministrit või nagu iga teist ministrit saab alati vahetada. Kui nii-öelda, ja seda ju Eestis juhtub pidevalt, et kui pahameel ühe ministri otsuste suhtes läheb väga suureks, siis ta vahetatakse välja ja mitte ainult ministri, vaid ka ministri alluvuses olevate ametnike otsuste suhtes avalik pahameel läheb väga suureks, siis mitte võtab poliitilise vastutuse või võtab tema erakond poliitilise vastutuse. Ja selline nii-öelda see olukord, kus inimese nii-öelda otsused on pideva kontrolli all ja ta võib nendest reaalselt vastutada, toob nagu kaasa ka sellise nii-öelda iseenesliku vajaduse ehitada üles piisavalt tõhus kontrollisüsteem, et sinu alluvuses töötavad inimesed ei teeks nii-öelda halbu otsuseid. Et see nii-öelda tekitaks sellise automaatse mehhanismi, mis tooks süsteemi sisse sellist nii-öelda kontrollielementi ja suuremat vastutust. Aga kui lubate, ma jätkan, et siin on loomulikult kohe vastuargument, et kuidas siis nii, et nii-öelda poliitikust minister hakkab nüüd siis menetlusi juhtima ja otsustama, keda süüdistatakse ja keda mitte. Ma arvan, et praktikas see tegelikult kunagi nii ei ole. Et justiitsminister, ta jääb ikkagi nagu tippjuhiks ja tema puutumus konkreetsete menetlustega saab olema ainult nii-öelda vajaduse põhine. Ja et see on nagu üks asi ja teine asi on see, et miks me eeldame, et poliitikas justiitsministril on igal juhul nagu halb. Et ta mõtleb ainult nii-öelda poliitilisel kasule ja kasutab seda positsiooni siis poliitiliste vastaste vastu. Et me arvame, et justkui, et kui see on poliitik, et siis see on siis ta ei ole nagu aus ja hea. Aga miks me ametnikust peaprokuröri puhul sama asja ei eelda? Kust me võtame, et nii-öelda peaprokuröriks saanud isik samamoodi oma nii-öelda positsiooni ei kuritarvita. Et meil on justkui nagu tekkinud selline nagu pime usk apoliitiliste ametnike headusesse ja teist poolt siis nii-öelda poliitikute sellisesse riukalikkusesse. Et ma arvan, et see ei ole nagu õige. Et lõppkokkuvõttes taandub ju kõik inimestele. Kui meil on aus tubli poliitikust justiitsminister, siis ta teeb oma tööd või kasutab siis talle nii-öelda antud volitusi õigesti ja mõistuspäraselt. Ja samamoodi, või vastupidi, et kui peaprokuröriks satub inimene, kes ei ole nii-öelda ideaalne, siis võib ka tema seda positsiooni nagu kuritarvitada. Ja lõpetuseks, igasuguste kuritarvitusi, ükskõik kas see on siis justiitsministri või see on peaprokuröri poolsed ennetamiseks, ongi nii-öelda järelevalvemehhanismid. Ehk ükskõik, kas meil on apoliitiline peaprokurör või poliitikust justiitsminister prokuratuuri eesotsas, meil peab olema nii-öelda kontrollisüsteem ka nii-öelda prokuratuurist, justiitsministri täitevvõimust kõrgemale johtuv kontrollisüsteem. Ja see kontrollisüsteem peaks olema parlamendi tasemel. Jah, aga ei toimi ju praegu, eks ole, see on see probleem. No kahjuks peab tunnistama, et sellist sisulist nii-öelda arutelu prokuratuuri ebaõnnestumiste üle ma siiamaani Riigikogu tasemel kohanud ei ole. Et ma võin jällegi tuua võrdluseks näiteks Ameerika Ühendriigid, kes jälgib seda, mis seal toimub, siis seal toimuvad pidevalt nii-öelda kongressis nii-öelda moodustatakse uurimiskomisjoni, toimuvad nii-öelda kongressi kuulamised, kongress võtab seisukoha ka konkreetsete nii-öelda siis menetluste või süüdistuste osas ja see kõik on väga nagu professionaalne ja väga
väga sisuline. Ja avalik seejuures. Ja seejuures ka avalik, eks ju. Loomulikult, kui me vaatame kongressi koosseisu, siis seal on igas kongressi koosseisus on vähemalt 10-20 endist prokuröri ja advokaati, kellel on ka see professionaalne võimekus neid kuulamisi mõjusalt läbi viia. Aga et meil võib-olla täna parlamendiliikmetel seda sedavõrd ei ole, aga neil on alati võimalik kaasata abilisi. Neil on võimalik alati uurimiskomisjoni töösse kaasata eksperte, võtta mõni advokaat, endine kohtunik ja lasta see töö siis enda eest ära teha või siis võtta sellist professionaalset abilist sinna juurde, et see uurimiskomisjoni töö oleks efektiivne. Et ma igati julgustaksin, parlamenti nii see Elmar Vaheri kaasuse puhul kui ka tulevikus muude selliste avalikku rahulolematust põhjustanud kaasuste puhul julgelt oma järelevalve õigusi kasutama. Ja kui see saab paika, siis tegelikult ei olegi selles vaates suurt vahet, kas peaprokurör on aboniitiline ametnik või poliitikust justiitsminister. Absoluutselt. Iseenesest minu arust see on väga huvitav mõte. Kogu see mõttekäik sellest, et kuidas poliitikuid tegelikult parlament ja ühiskond rohkem vastutusele võtab või kutsub, see täpselt nii Eestis ongi, eks ole. Meil tõesti öeldakse, et kuidas nii, et kui ka küsitakse justiitsministrilt, et prokuratuur see või teine, eks ole, otsus siin tegi sellise asja, siis tavaliselt justiitsminister ütleb, et tema ei saa sekkuda üleüldse sinna ja umbes teevad, mis tahavad. Aga siin on veel teine konks minu arvates ja see konks avaldus juba korra viidatud küll kaitsepolitsei juhi intervjuus, mis ta andis siin Delfile mõni aeg tagasi väga huvitavalt, et seal oli küsimuse all siis see, et Elmar Vaher on siis väitnud, et ta on kahe endise peaministriga rääkinud, et kapot kardetakse. Aga samamoodi võib seda prokuratuuri kohta öelda ja see kaasus tegelikult on ju endise justiitsministri Kalle Laaneti kaasus. Et kus siis ta midagi seal prokuratuuriga suusad läksid risti, kohe sai Krimmasja, eks ole. Ja kapo juht või siis ka minu pärast peaprokurör, kes iganes ta on, võib suuri silmi teha, et kuidas te kardate, me siin teeme ju koostööd ja nii edasi. Aga fakt ilmselt ikkagi on see, et poliitikud täpselt selliste asjade puhul kardavadki kapot, kardavadki prokuratuuri, ütleme, kui nad siis paarisrakendina kuidagi töötavad, just sellepärast, et äkki otsitakse välja midagi seal. Et see ongi see suur probleem ja siis nüüd on küll kaasus, eks ole, kus ühiskond on natuke taha tundnud Elmar Vaheri puhul, eks ole. Et neil on natuke rohkem jõuõlga, aga põhimõtteliselt ma ei näe, et sellises olukorras, kus inimesed tunnevad, et nad neil on see Damoklese mõõk, eks ole, et kohe kukub, et nad suudaksid teha efektiivselt, aga võib-olla suudavad nüüd, ma ei oska öelda, Jah, ma tahaks küsida, kuidas me oleme sinna jõudnud, et parlament, kellel peaks olema õigus kõiki kontrollida, kardab kontrollitavaid. Pagana hea küsimus. Eks ma väidan, et ta sellepärast ongi jõudnud, et olemegi sinna jõudnud, et siiamaani pole ennast kehtestatud. Ja kui ma küsin, või kui küsida, et mis siis teha, siis ma ütlengi, et viimane aeg ongi püüda ennast siis nende kaitsepolitsei prokuratuuri suhtes kehtestada, mitte halvas mõttes, aga tõepoolest võtta mõned juhtumid uurimise alla ja öelda julgelt oma seisukoht välja, kui seda teeb parlamendi uurimiskomisjon, kuhu kuulub 7 inimest, siis ma arvan, et seal jätkub ka piisavalt julgust. Et ega siin selles mõttes olukord on mõneti sarnane, mida me praegu igapäevaselt kuuleme nagu välispoliitikas, et Euroopa on nii nõrk ja ei suuda otsustada ja nii edasi ja siis teiselt poolt jälle öeldakse, nüüd tuleb ennast kokku võtta ja hakata tegema ja ma arvan, et nii see ongi, eks ju, et kui sa tahad saada selles mõttes tugevamaks, tõsiseltvõetamaks, siis tuleb hakata jõulisemalt
tegutsema ja noh, see tähendab ja teiselt poolt tähendab ka see siis seda, et kui parlament jõuab järeldusele, et selles menetluses või mingis teises menetluses on oma nii-öelda õigusi kuritarvitatud, kas siis kaitsepolitsei tasemel või prokuratuuri tasemel, siis need inimesed peavad ka vastutama. Ma ei ütle, et noh, vastutus võib väljendada nagu erinevalt, aga noh, kui selles mõttes ikkagi selgub, et noh, nii-öelda peadirektori teadmisel ja eestvedamisel on aetud kriminaalmenetlust mingitel isiklikel motiividel, siis selline peadirektor kindlasti ei tohiks jätkata. Ja siis peab olema ka tõesti võimalik olema siis parlamendil valitsusel nii-öelda võimalus need otsused teha ja need inimesed välja vahetada. Ehk selle järelevalvega peab kaasama ka siis nii-öelda järelevalvetavate vastutus ja kui neid otsusi julgelt tehakse, siis ma arvan, et see olukord muutub, ehk see nii-öelda kaalukauss muutub, et parlament hakkab tundma ennast tugevamalt ja täitevvõimu asutused nii-öelda tunnetavad siis nii-öelda oma vastutust paremini. Mina mõtlen, et tegelikult on praegu niimoodi, et kui me siin räägime või kui ma loen uudiseid, et prokuratuuril, kapol niikuinii on tekkinud selline karistamatuse tunne, et ükskõik, mis me teeme, okei, natuke saab see maine pihta, aga meid ei huvita, ma magan ikka hästi edasi. Et mulle jääb mulje, et ainuke, kes nagu saab aru, et midagi võib-olla, ma ei tea, häirekellaks tööle on siis minister, kes tuleb vabandama, siis justiits- ja digiminister on. Et aga selline karistamatuse tunne, tegelikult mulle tundub, et väga palju nagu lokkab lihtsalt. Mulle see sõna karistamatuse tunne väga ei meeldi, mina ütlen, et on pigem nagu sihuke vastutuse puudumine või vastutuse puudumine ja inimesed teavad tõesti, et mitte midagi ei juhtu. Et jällegi, ega ilma välise surveta sellist efektiivset sisekontrolli ongi raske nagu üles ehitada, isegi kui see tahe on olemas. Uued asjad tulevad peale. Uued nii-öelda mured tulevad peale, tippjuhtide tasemel eelarvemenetlused, mis iganes, eks ju, seaduse muudatused, kus tuleb midagi arvata, eks ju, uued kaasused on ju. Ja paratamatult see, et isegi kui hetkel oli tahe, et nüüd ma vaatame sellele asjale tagantjärgi tugevalt sisse, siis see igapäevane elu lükkab selle varem või hiljem nagu tahaplaanile. Ja kui ei ole mingit välist survet, mis ikka sulle kogu aeg selle nii-öelda vana asja uuesti ninale paneb ja ütleb, et me tahame siin seisukohta või meie ütleme, et sellega on nagu kehvasti ja siin oleks vajalik mingi reaktsioon, eks ju, siis ei saa kõrvale nagu kaduda. Et siin ma ütlengi, et mis on see, et igal süsteemil sõltumatu, kui ausad, head, tublid inimesed selles süsteemis on, kui puudub igasugune nii-öelda väline surve, siis on raske ennast nii-öelda distsiplineerida. Ja see ongi see, kui me tuleme nüüd selle ettepaneku juurde tagasi, et kui me nii-öelda sellise täiesti apoliitilise sõltumatu prokuratuuri allutame ikkagi üldisesse täitevvõimu või paneme ta üldisesse täitevvõimu süsteemi, mille eesotsas on poliitiliselt vastutav justiitsminister, siis läbi selle tekib selline nii-öelda väline surve sellele organisatsioonile ennast nii-öelda sisemiselt paremini distsiplineerida. Ja ma tooksin välja veel selle, et mingisugune avalikkuse survel kindlasti on olnud ka antud kaasuse puhul või ütleme, ta on mingi mõju olnud, et vähemalt on hakatud tajuma seda kui suhtekorralduslikku probleemi, antakse pikki intervjuusid ja nii edasi, nii edasi. Et kommunikatsiooniprobleemist loomulikult peaks sisulisemaks minema ja nii edasi. Aga ma tooksin kõrvale teise näite, et ka suur osa, kui meedia, eks ole, jällegi tuues tagasi, Pallosson ütles, et meedia muuhulgas siis valvab ka nende üle, teeb järelevalvet väga efektiivselt. Ma ütleks niimoodi, et see on selline 6-7 olukord, et ei ole päris. Et seal ei kapo, ei prokuratuuri üle, et seal ikka pigem on nagu seda, et mis sealt tuleb, eks ole, et siis seda üsna kriitikavabalt antakse ka tihti edasi. Aga see on ka isegi kõrvalne teema. Mulle meenub lihtsalt üks teine juhtum, mis on ka seotud,
tähendab siis ütleme see Isamaa juhtum, eks ole, Isamaa erakonna juhtum, kus siis tekib ka nagu üksjagu küsimusi, mis on ka seotud selle samase prokuratuuri laialisaatmise artikliga tegelikult, et see selle foonil ju oli kirjutatud, et seal üks ajakirjanik Delfi Grupis seal kuskil juhtkirja tasemel vist Ekspressis kirjutas umbes niimoodi, et me peame tõsiselt võtma seda Isamaa kriminaalasja, sest muidu kaob usaldus prokuratuuri vastu ära. Vaat siin tekib jälle see lühis ju, et usaldust ei kao sellepärast ära. Usaldus kaob sellepärast ära, et me küsime selle juhtumi puhul, et me ei saa sellest juhtumist aru. Eriti kui kõrvale on panna salk, eks ole, et kui sa võtaksid seda ka kommenteerida veel, et just nimelt Isamaa kaasusest ajendatuna ma selle artikliga kirjutasin ja et kuna Isamaa palus ka minult õiguslikku arvamust, siis ma sain seda kahtlustust lugeda ja ma ütlen ausalt, ma olin täiesti šokeeritud, et see, küsimus ei ole üldse tõendid. Ma prokurör, nii siis Taavi Pern kui peaprokurör Astrid Asi on rääkinud, et neil on tõendid ja nende tõendite valguses neil ei olnud nad ei saanud teistmoodi käituda. Ma ütlen, et tõendid ei puudu absoluutselt asjasse. Lihtsalt see tegevus, mida nad olid kahtlustusse kuriteod on nagu kirjeldatud, ei ole kuritegu. See ei ole ka arusaadav, mõistlikule inimesele lugedes arusaada. Et tõendid ei puutu absoluutselt asjasse. See on täpselt samamoodi tegelikult nagu lõppes Vaheri kaasus, kus Riigikohus ütles, et tõendid ei puutu absoluutselt asjasse. Isegi kõik oli nii, nagu prokurör kirjutab, ei ole tegemist kuriteoga. Ja selle Isamaa kaasuse puhul on täpselt samamoodi. Isegi kõik oli nii, nagu nad on sinna kirja pannud, siis see ei ole kuritegu. Ja see on nagu asja üks pool ja võib-olla isegi kurvem pool või see, mis mind nagu šokeeris, oli see, kuidas nad on siis seda selle summa kokku saanud. Et nad on võtnud ühe mittetulundusühingu, ma nüüd enam ei mäletaks, oli 2 või 3 aastat tegevuse ja öelnud, et see on üks teenus. Et ühe mittetulundusühingu mitme aasta tegevus käsitletakse kui ühte teenust, millel on siis nagu üks majanduslik nagu väärtus. Ma väidan, et inimesed ei mõtle nii. Kui keegi ütleb teenus, siis ei mõelda, et see on ühe äriühingu 3-aastane tegevus ehk ju. Ehk see, kuidas prokuratuur on tõlgendanud sõna teenus, on vastuolus sellega, kuidas sellest nendest sõnadest igapäevaselt aru saadakse. Ehk see on täiesti uudne, innovatiivne tõlgendus. Ja kui me lähemegi sellise innovatiivset tõlgendust kohtusse nagu katsetama, siis minu hinnangul ongi see, mida ei tohi teha, eks ju. Et karistusõiguse üks kõige olulisem aluspõhimõte on määratletuse põhimõte. Ja see tähendab seda, et kuriteona karistatavad teod peavad olema seaduses sedavõrd täpselt kirjas, et iga mõistlik inimene saab aru, mis on keelatud, mis ei ole, eks ju. Ja ehk sa seadust ei või tõlgendada nii nagu pähe tuleb, eks ju. Või kui sa isegi, et sa isegi kui sa oma lõpuks võid seda ju tõlgendada, siis sellise tõlgendusega kohtusse minek on minu meelest totaalselt ebaõige. Ja see on selle kaasuse puhul tõesti, mis ajas mul mõjus mulle selliselt, et ma tahtsin selle välja öelda, eks ju. Ja tõepoolest, ja kui me vaatame nüüd neid kommentaare, mis sellele on nagu järgnenud, näiteks selle, nagu te välja tõite Salki liinis, siis öeldakse, et aga siin on 2 olulist asja, mida on öeldud. Esimene asi on see, et meil ei ole informatsiooni, et
et see teenus oleks siis nii-öelda ületanud 40 000. Siin on mul 2 küsimust, et esiteks seal ei vaadata sama ajaperioodi ja teine küsimus on see, et kuidas teil saabki olla informatsiooni, kui te ei ole seda uurinud. Et see viibki ju nagu selleni, et kuna Isamaa suhtes on kuskil oli üks teine menetlus, millega käigus saadi nagu väga palju, võeti kõik nii-öelda kirjavahetus ära ja kuulati pealt ja saadi tohutult informatsiooni, et kuna see informatsioon on nüüd olemas, on ju, siis me seda vaatame ja selle pinnalt siis otsustame, et siin on nii-öelda siis põhjust uurimiseks ja kahtlustuse esitamiseks, eks ju. Aga nii-öelda teised nagu Salk ja võib-olla mingid teised organisatsioonid, eks ju. Kuigi me avalikest allikatest teame, et seal on tehtud samasuguseid asju, eks ju, võib-olla veelgi suurem rahast, aga kuna meil ei ole informatsiooni, siis me ei saa seda uurida. Aga ei saagi olla võrreldaval määral informatsiooni, kui ühte erakonda on paar aastat uuritud kõikide võimalike meetoditega ja teist ei ole uuritud, eks ju. Et selles mõttes see minu jaoks täiesti arusaamatud selgitused ja mis on ja teine kommentaar, mida ütles riigi peaprokurör, kui ma eksi, siis ERR-is, et see kõlas umbes nii, et aga me ei välista, et me ka Salki suhtes kunagi menetlust alustame. Ja kujutage nüüd ette, et aasta enne valimisi ütleb peaprokurör ühele poliitilisele vabaühendusele, et ma ei välista, et ma alustan teie suhtes menetlust. Mida need inimesed selles poliitilises ühenduses peavad tegema? Ainus mõistlik tegevus on pillid kotti panna. Absurdne. Ehk loobuda oma südamest tulevast soovist poliitikas kaasa rääkivalt vastavalt oma maailmavaatele. Ja peaprokurör ütleb täpselt sellel ajal, kus peaks just hakkama nagu atra seadma, valmistuma, peaprokurör ütleb, et me ei välista, et me alustame teie suhtes kriminaalmenetlust. Kuidas, kui õhramalt veel saaks nagu sellistesse poliitilistesse vabadustesse või poliitikasse nagu sekkuda? Et napilt enne valimisi tõstetakse inimeste pea kohale kirves ja vaadake ise, kuidas te sellega siis toime tulete. Et see on midagi, mida prokuratuur ja uurimisasutused kindlasti teha ei tohi. Ja. Ma mõtlen seda, et kas see on kuidagi seotud võib-olla sellise üldise mingi sellise meeleoluga ühiskonnas või hoiakuga ühiskonnas, kus meil ma ei tea, riigi jõuõlg kogu aeg nagu tugevnebki. Siin on erinevaid näiteid eelmisest aastast, kuidas jälgimisühiskonda arendatakse ja siis kuidas soovitakse seadusi vastu võtta meelsuskontrolliks ja nii edasi, et justkui, et me võimegi nii teha ja me tahamegi nii teha. Et kas on mingi selline tunne ka teil nagu tekkinud, et riik paisub selles valdkonnas, ütleme üldse selle turvalisuse ettekäändel üle kätte? Riik paisub igas valdkonnas ja Euroopa Liit paisub veel rohkem igas valdkonnas ja see minu hinnangul see paisumine tulebki sellest, et initsiatiiv on nii-öelda alt üles. Et võtame siin nende jõustruktuuride näitel, eks ju, neil on mingid ülesanded, teevad oma tööd, on ju, nüüd nad mõtlevad, et nad oma tööd saaks paremini teha, selleks võiks olla siis sellised seaduslikud nagu võimalused. Kas või see viimane või üks viimastest initsiatiividest, kus siis tõenäoliselt kaitsepolitsei initsiatiivil taheti muuta, kriminaliseerida mingite võõrvõimu sümboolika omamine või mis iganes, eks ju. Ehk et ametnikud täites tõenäoliselt heas usus oma ameti ülesandeid, mõtlevad välja, et mis aitaks neil seda kõike paremini teha, eks ju. Aga nad vaatavadki seda oma selles väikses nagu maailmas, tulevad nende ettepanekutega välja ja tihtipeale sellel järgmisel korrusel, sellel poliitilise juhtimise tasandil puudub siis võimekus seda laiast pildist ja kõikide muude väärtuste valguses hinnata neid alt tulevaid ettepanekuid. Ehk
ehk see nii-öelda täitevvõimu aparaat on nii palju suurem, nii palju tugevam, et ta üldjuhul kõik oma soovid suudab läbi suruda. Ja iga valdkond, iga ametkond enda eest. Ja kui need kõik kokku panna, siis see kõik nii-öelda kuhjub ja kokkuvõttes see täitevvõim paisubki. Ja nagu ma ütlen, kuna igaüks seisab nii-öelda oma töölõigu eest, siis kipuvad nagu laiemad väärtused jääma nagu tahaplaanile. Ja see on kindlasti õige ka just nimelt siis nende turvalisuse eesmärgil tehtud nii-öelda muudatuste ja ka erinevate ettepanekute puhul nii, et jah, võib-olla või ilmselt päris kindlasti kõik need ettepanekud muudaksid seda elu nagu turvalisemaks või siis lihtsustaksid siis turvalist tagavate asutuste tööd, aga unustatakse ära, et aga mida me nende muudatustega nagu kaotame. Et millised on need nii-öelda siis vabaduste piiramistest või vabaduste kaotustest tulenevad kahjud ühiskonnale, see unustatakse ära. Ja see tegelikult on ka nende nii-öelda põhjendamatu süüdistustega kaasnev nagu efekt, eks ju. Et me nii-öelda minnakse siis mingisugust seaduse tõlgenduskohtusse nagu katsetama tegevuse osas, mille nii-öelda siis hukkamõistetavust kõik inimesed ei mõista või vähemalt väga paljud ei mõista, eks ju. Sellega kaasnev negatiivne efekt on see, et kõik nii-öelda selles valdkonnas või selles sfääris tegutsevad inimesed tõmbuvad tagasi. Et kui ettevõtja antakse nagu mingisuguse tegevuse eest nagu kohtule öelda, antakse mingisugusele õigusnormile jälle nagu tõlgendus, siis vaatavad kõik teised ka, et parem on sellest tegevusest nagu hoiduda. Ehk see nii-öelda siis väljendub teatud mõttes siis nii-öelda selles, et ettevõtjad muutuvad passiivsemaks. Ja ka samamoodi selle Isamaa kaasuse puhul, et igal juhul selle kaasuse efekt täna on juba see, et kõik poliitilised nii-öelda vabaühendused nii-öelda astuvad sammu tagasi ja mõtlevad, et kas sellise riski tingimuses ikka on nagu mõtet. Ega vabaühendused ja poliitilised vabaühendused väga paljuski ju tegutsevad nii-öelda omal initsiatiivil, vabast tahtest, oma vabast ajast, lihtsalt nii-öelda sisemisest sunnist nagu tulenevalt. Aga kui sa nagu märkad, et selle tegevusega võib kaasneda nüüd selline risk, on ju, siis mõtled, milleks mul seda ikka vaja on, et äkki ma teen oma igapäevatööd edasi ja elan oma pereelu rahulikult edasi, et tühja mul vaja seda poliitilist nagu sagimist, eks ju, et kui sellega võib kaasneda selline risk, et minu tegevust hakatakse uurima. Ehk et iga süüdistus, mida iga kriminaalmenetlus, mida alustatakse, iga süüdistus, mis esitatakse, see toob nii-öelda ühiskonnas kaasa sellise nii-öelda tagasitõmbamise. Selles valdkonnas tegutsevad ettevõtjad, vabaühendused, mis iganes, tõmbuvad tagasi. No just ta täpselt nii on ja vist on niimoodi, et see ütleme vastutuse küsimus ja sellise ikkagi tegelikult valitavate isikute vastutuse küsimus, et see siis ja nende juhtimise küsimus, see siis võiks tuua seda muutust. Aga ma vaatan, et saateaeg on meil täna siin just täis tiksunud, et meil on igal juhul väga hea meel, et te saatesse tulla saite ja oma mõtteid neil olulistel teemadel siin avasite. Plaan. Nii täname ka teid, heade vaatajate kuulajad, tuletan meelde, et aitaksite meie sisul ka levida, märkides saade meeldivaks ja jagades seda sõpradega. Nii et kohtume taas õige pea. Kõike head.